Tere tulemast kõigile, hästi tore on teid siin näha. Ma ise olen vist siin välja lasenud esimest korda, et ma pole teie juurde varem sattunud. Me oleme hästi mitmeid infopäevasid küll siin teie naabervaldades teinud ja teos oleme siis esimest korda. Et võib-olla paari sõnaga, kes me oleme ja ütlen ka etteruttavalt ära, et me panime sellise enda arust kõige optimaalsema paki kokku, et teemasid on palju. Me oleme siin teinud sellised järjelugemised teistes valdades, et need teemad on pikad, et me üritame tunni aja sisse ära mahtuda ja kui jääb nüüd õhku mingeid küsimusi või teemasid, millest te tahaksite ka tulevikus rohkem teada, et siis on hästi okei öelda meile, et näiteks see teema või see teema huvitab meid rohkem, tahaks rohkem süvitsi teada, et siis me saame tagasi tulla ja teha siis põhjalikumalt juba mingi konkreetse valdkonna pealt, eks ole, et mis inimesi rohkem huvitab. Et täna on selline ülevaatlikum pakk meil teile kokku pandud. Ja mina olen siis Diana, olen Fermi Energias siis vastutav keskkonnateemad ja kohaliku kogukonna kaasamise eest. Ja mina Henri August, tuumainsener, juhatuse liige, vastutan selle projekti elluviimise eest ja siis ka inimressursi arendamise eest meie ettevõttes. Ja julgustan küsima küsimusi, sest et see teema on täiesti uus, et ei ole lolle küsimusi, lihtsalt küsige, pigem jäävad mingid slaidid näitamata ja on meil siin tore diskussioon kui see, et meie peame siin loengut ja monotoonselt igavalt, et olge julged ja küsige. Ja kui on küsimus võib kohe kättest küsida vahele, et on hästi okei. Et oluline on see, et saaksid asjad vastatud ja diskussioon läbi peetud, kui see, et me siin oma taitsu ära teeme ja monoloogi peame. Et teeme nüüd siis vabas formaadis. Sobib? Okei, ja me teeme midagi siis Sandal. Kõigepealt paar sõna, et kes see Fermi Energia üldse on ja miks me siin oleme. Et Fermi Energia on Eesti ettevõte, mis on loodud siis selleks, et tuumajaama projekt ellu viia ja olla siis tulevikus tuumajaama operaator ja omanik. Fermi Energia on loodud 7 energeetika ja tuumaenergeetika inimese poolt. Me oleme eraettevõte praeguseni. Meil on küll terve rida osanikke, nii Eesti erinevad ettevõtjad on meie investorid, on ka väljaspoolt, näiteks Vattenfall, kes on Rootsi tuumajaamade omanik, on näiteks 7%-ga Fermi Energia osanik ja läbi nende me saame ka väärtuslikku tuge ja know-how'd. Meil on siin mitmeid Eesti ettevõtjaid, lisaks siis Funderbeam ühisrahastusplatvormilt siis põhimõtteliselt üle 1000 inimese, enamuses Eesti inimesed, aga ka väljapoolt on siis Fermi Energia osanikud, ehk siis me oleme ka tegelikult avalikult läbi selle Funderbeami platvormi kaubeldav ettevõte. Ma ei teagi, pikalt siin Fermi taustas ei peatu, et kui tuleb midagi küsimusi, siis saame vastata, et võib-olla Diana räägid repi teemat ja siis mina räägin tehnoloogiat pärast. Et ma juba praegu siis viimane info, alustame siis sellest, et kus me täna oleme, liigume siis võib-olla tagasi, et räägin siis natukene riigi eriplaneeringust, et praegu on siis meil selline ajakava riigi planeeringus, et hetkel on siis meil taotlus sisse antud Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile ja me oleme siis siin kohal, kus siis tegelikult Vabariigi Valitsus peaks siis otsustama, kas algatada riigi eriplaneering või mitte. Et juhul, kui nüüd see otsus tuleb positiivne, siis me saame liikuda siis riigi eriplaneeringu esimesse etappi. See kestab siis kuskil 2025 kuni 2027 poole peale. Ja selle käigus siis tehakse asukoha eelvalik. Ehk siis ma hiljem näitan riigi eriplaneeringu taotluses on mitmed alad, mille vahel siis valitakse see üks kõige parem asukoht. Ja kui see asukoht on siis siin 2027 välja valitud ja kinnitatud, siis peale seda liigutakse siis riigi eriplaneerimises teise etappi, kus siis tehakse juba sellele välja valitud asukohale juba detailne lahendus. Ehk see tähendab see, et kus läheb konkreetselt teed, kus mingi hoone paikneb ja igas etapis
Tehakse siis ka erinevad uuringud. Esimeses etapis tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mis on natukene üldisem, kuna ei ole veel täpselt asukohta teada, siis vaadatakse neid alasid ja vaadatakse siis erinevaid infot, keskkonnainfot, looduskaitselisi piiranguid, sotsiaalmajanduslikke mõjusid natukene strateegilisemal tasandil. Ja siis peale seda, kui asukoht on olemas, tehakse siis samamoodi keskkonnamõjude strateegiline hindamine, seda täiendatakse, aga see on siis juba spetsiifilisem ja see siis juba võtab arvesse konkreetset asukohta ja selle eripära, eks ole, ja seal tehtud siis konkreetseid uuringuid. Et sedasi siis, et igas etapis liigutakse, igas etapis saadakse teada midagi uut, pole välistatud, et saadakse teada, et võib-olla vaja mingeid uusi uuringuid teha, midagi veel vaadata, midagi veel analüüsida, ja vastavalt sellele siis eksperdid juba siis saavad teha neid valikuid, et mis on siis see kõige mõistlikum. Ja seda riigi eriplaneeringut juhib siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Meie oleme nendega teinud koostööle kokkuleppe, et meil Fermi Energiana ei ole õigus otsustada selle asukoha üle, selle asukoha valib riik. Meil on kohustus lihtsalt see protsess kinni maksta, kuna me oleme esitanud taotluse, siis meil on kohustus see protsess kinni maksta, aga selle lõpliku asukoha valib siis riik vastavalt riigi eriplaneerimismenetlusele ja protsessile. Et siis ametlikult edaspidi hakkab seda juhtima Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Me oleme alati olemas, et vastata omalt poolt erinevatele küsimustele, anda sisendandmeid, selgitada, aga otsuseid langetab siis tegelikult alates siis positiivsest otsusest, kui planeering algatatakse, siis neid otsuseid viib läbi siis juba riik, et Majandus-Kommunikatsiooniministeerium juhib seda. Ja kui siis kõik läheb positiivselt, siis kuskil 2035 võiks olla see aeg, kus tuleb siis esimene elekter tuumajaamast. Nagu te näete, see on päris pikk protsess ja see, kui planeering algatatakse, ei tähenda seda, et tuumajaama ehitusotsus on tehtud. Ehk siis tegelikult igas etapis on õigus riigil ka öelda ei. Ehk siis kõigepealt valitakse asukoht, siis on õigus öelda, et jah, kas me soovime edasi liikuda või mitte. Peale seda eriplaneeringut kinnitatakse planeering, see annab õiguse küll nagu planeeringu kasutamiseks, aga see ei tähenda veel, et sul on luba tuumajaama ehitamiseks. Siis järgneb ehitusloa menetlus, kus siis tuumajaama regulaator, ehk siis selle jaoks spetsiaalselt loodud asutus, kes on siis valdkonna eksperdid ja vaatavad tuumaohutust, annavad siis loa ehituseks ja peale seda lõplikult antakse siis tegelikult veel luba käitamiseks. Ehk siis sul on päris mitu kohta, kus on siis riik vaatab erinevate asutustega läbi selle tuumaohutuse ja ütleb siis, et kas see on piisav, kas me saame edasi liikuda või ei saa. Et siin on päris mitu etappi veel, mis tuleb tegelikult läbida lisaks planeeringule. Ja võib-olla infona siis nii palju, et siis 14. jaanuar andsime sisse taotluse Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, ehk siis seaduse järgi meil on õigus teha omapoolne ettepanek, et kuidas meie seda näeme. Selle jaoks me oleme tegelikult tööd teinud juba kuskil 4 aastat, kogunud infot. Ma pärast ka räägin, mida kõike me oleme juba analüüsinud, et lihtsalt panna kokku taotlus ja esitada siis need asukohad, et mida me näeme, et on nagu meie seisukohalt sellised, mis on teostatavad. Riigil on õigus siis neid aktsepteerida, panna juurde, lisada võib-olla enda omasid midagi maha võtta, et riigil on õigus teha see lõplik otsus, et millisena see planeering siis välja tuleb. Peale seda oli see taotlus avalik, ehk siis 30 päeva oli siis kõigil ka teistel huvilistel, kes tahavad tuumaenergiat arendada, õigus liituda planeeringuga. See aeg sai nüüd läbi, et ühtegi konkureerivat taotlust ei laekunud. Ja eeldatavasti siis meile teada olevad kuskil maikuus, võib-olla maikuu lõpus, võib-olla juuni algus, kuskil sinna perioodi peaks siis langema see, kus Vabariigi Valitsus peaks langetama siis otsuse, kas planeeringu algatatakse või mitte. Ja nagu ma ütlesin, planeeringu eesmärk on leida siis parim asukoht, et see ei ole veel luba tuumajaama ehitamiseks, et see on lihtsalt uuring selleks, et leida siis parim võimalik asukoht. Ja mis siis planeeringu sisse läheb? Et siin te näete siis 2 energiaplokki. See ümmargune osa on siis see, kus on reaktor, sellest räägib Henri pärast natukene lähemalt. Ja see suurem osa on siis tegelikult nagu iga teine soojuselektrijaam, kus on generaatorid, turbiinid, et see ei erine sellisest tavalisest elektrijaamast, kes on käinud, siis see on põhimõtteliselt samasugune. Siis sinna juurde kuuluvad siis veel jahutustornid, et jahutustornid sõltuvad siis sellest, kuhu tuumajaam tuleb asukoha mõttes, et kui ta tuleb väga vee äärde ja saab kasutada näiteks otsejahutus, siis jahutustorne ei ole vaja. Kui ta tuleb vee juurest kaugemale, siis on vaja jahutustorne
sellepärast, et iga soojuselektrijaam vajab jahutust. Sinna juurde kuuluvad siis erinevad abihooned, laod, vahehoidlad, loomulikult jaotla, ehk siis selle jaoks, et energiat ära anda, eks ole, on vaja seda kuidagi võrguga liita. Ja pärast te näete, see ala on veel natukene suurem kui see siin, sellepärast, et me peame planeerima siis ka kõik elektriliinid ja kuhu nad lähevad ja kus need liitumised tekivad, eks ole, et see läheb siis sinna juurde. Ja see ala on umbes siis kokku on 140 hektarit, millest siis siuke aktiivne ala, kus tuumajaam tuleb, on siis kuskil 60 hektarit. Et ta on selline nagu tööstus siis kompleks, eks ole, et pole väga suur, aga pole ka siuke väga väike, eks ole, et on siuke nagu tööstusinfrastruktuuri rajamisega siis võrrelda. Et võib-olla Auvere elektrijaam on siuke Auvere on 300 megavatine, et see turbiini pool on nagu sarnane ja see on ka 300 megavatine, aga see reaktori pool on väiksem. Jah, reaktori pool on väiksem, ehk siis midagi sellist, et tööstushoone siis rajamine. Siin pildi peal on näha siis, et sarnast tehnoloogiat tegelikult juba täna ehitatakse Kanadas. See on näha ehitusplats, kus siis tegelikult juba täna ehitus käib. Ta asub samamoodi niimoodi mere ääres, natukene kõrgemal merepinnast. Ehk tihti ongi küsimus, et seda ei ole olemas, ei tea, eks ole, et kui ohutud on, et sellest tegelikult Heldi räägib natuke hiljem tehnoloogia valiku poole pealt, et kas see on siis tõesti nii, et me ei saa aru, mida me teeme, aga siin selle pildi peal on tegelikult, mis ma öelda tahan, on see, et tegelikult juba sellise reaktori ehitus käib ja suure tõenäosusega siis 2030 võiks olla siis see hetk, kus ta Kanadas hakkab andma elektrit. Ja meie tiim on siis tegelikult hästi aktiivselt kaasatud ja me õpime igal sammul, mida nad seal teevad, kuidas nad teevad, et vältida vigasid ja koolitada iseennast ka. Ehk meil on siis võimalus tegelikult õppida juba täna olemasoleva projekti pealt. Ja kuidas me siis Virumaale jõudsime? Et me oleme, nagu ma ütlesin varem, et tööd teinud siis 3-4 aastat. Oleme läbi viinud erinevaid uuringuid ja kuidas me siis liigume on see, et tuumaenergia on hästi reguleeritud, et ta võib-olla isegi veel rohkem reguleeritud kui lennundus, ehk siis selline organisatsioon nagu Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur juhib siis tegelikult üle maailma siis seda, et kuidas sa tuumajaamasid opereerid, kuidas sa valmistud, kas riik on valmis üldse tuumaenergiaks, kas me saame aru, mida me teeme, kas meil on kõik vajalikud infrastruktuurid olemas, kas meil on teave olemas, oskused olemas. Ehk siis nad sisuliselt kontrollivad või natuke nagu eksamineerivad igat meie sammu, et vaadata, kuidas me liigume. Ja siis Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur on välja töötanud ka juhendid. Nad on lihtsalt siin kirjas, et kui huvi on, nad on inglise keeles, kui te guugeldate, lihtsalt te peate guugeldama inglise keeles, sest nad on inglisekeelsed dokumendid. Aga on terve rida juhendeid tegelikult, kuidas hakata siis üldse asukohta valima, et millest lähtuda, mis etappides liikuda, mis küsimusi küsida, mida tuleks uurida, mida tuleks kaaluda. Et selles mõttes on hästi lihtne, et väga palju loominguks siin ruumi ei ole, et sul on väga täpselt ette öeldud samm-sammult, kuidas sa pead liikuma ja mida sa pead tegema. Et kui sul oskust ei ole, siis tegelikult juhendid annavad sulle väga hea roadmapi, et kuidas siis tegelikult liikuda. Ja selle käigus siis tegelikult tehtigi selline üldine nagu selekteerimine, et kõigepealt vaadati tervet Eesti maad ja võeti välja siis kõik piirangud, puhtfüüsilised piirangud nagu keskkonnakaitsepiirangud, murrangualad, erinevad sellised piirangud ja vaadati siis lihtsalt maa-alasid, kuhu füüsiliselt oleks võimalik tuumajaama ehitada, aga selles etapis veel ei kaalutud siis seda, et kas on võimalik liituda võrguga, kas on võimalik näiteks võrk läbi tuua, ehk siis näiteks Loksa kandis oli siin Natura ala on ümber, eks ole, et tuumajaama füüsiliselt ehitada saab, aga võrku rajada ei saa, sest et Natura mets on ümber, eks ole, ehk siis selliste teguritega esimeses etapis ei arvestatud, ehk esimese etapi mõte oli see, et kas üldse Eestis leidub selline koht põhimõtteliselt, kuhu tuumajaama saaks ehitada, et on meil üldse niisugune võimalus olemas. See oli siis esimene etapp, kus siis leiti sellised piirkonnad, mis on punasena, kus siis tegelikult põhimõtteliselt jah, võiks. Peale seda me viisime läbi siis, me oleme töötanud kuskil 32 partneriga, me oleme läbi viinud juba eelnevalt 71 erinevat uuringut, suurusjärgus 1,4 miljonit eurot, kus oli vaja siis hakata natukene rohkem infot koguma need alade kohta, et kui teostatav see kõik üldse on.
Et üks on see, et teoreetiliselt võimalik, teine on nüüd see, et kas ta on praktiliselt võimalik, kas ta on teostatav, kas ta on majanduslikult mõistlik, eks ole, kas ta on sotsiaalmajanduslikult aktsepteeritav, et oli vaja hakata koguma samm-sammult rohkem infot. Ja siin on lihtsalt mõned uuringud, mida me pidime läbi viima, et võib-olla natuke aimu anda, et mida see siis tähendab. Et no näiteks meil oligi, kõigepealt oli sõeluuring, peale seda mõned asukohad olid sellised, kus me ei teadnud geoloogiat. Geoloogia on hästi oluline, kuna Henri pärast räägib, osa tuumajaamast on maa all, siis meil on vaja tegelikult teada geoloogiat, et see on turvaline, eks ole, ta kannab, me saame sinna ehitada. Olid mõned piirkonnad, kus meie jaoks geoloogia oli tundmatu, mõned piirkonnad, kus geoloogia on väga hästi teada, kuna meil on näiteks Ida-Virumaal on kaevandused, eks ole, me teame geoloogiat. Siis jahutuslahendused oli teema samamoodi, mõned asukohad kukkusid ära sellepärast, et ei olnud piisavat vett. Et näiteks Ida-Virumaal oli meil Aidu karjäär, ma ei tea, kui paljud ilmselt te teate, eks ole, oleks loogiline teha sinna vanatööstusala, paraku ta on liiga kaugelt merest ja kaevandusveest ei piisanud tegelikult selle jaoks, et ka jahutustornide abil tuumajaama jahutada. Ehk pidime samamoodi selle ala välja praakima, sellepärast et vesi on väga oluline, eks ole, jahutuse jaoks. Ja nii edasi, vaatasime erinevate keskkonnamõjude hindamise kava, palusime abiekspertid, et mis on need kriteeriumid, mida nemad näevad Eesti-päraselt, mida tuleks hinnata ja uurida ja nii edasi. Ehk siis päris suur eeltöö oli ära teha, et lihtsalt taotlust kokku panna. Et see olnud nii, et me lihtsalt võtsime mingid alad ja siis mõtlesime, et võiks siia tulla, vaid tegelikult see oli päris pikk teekond. Ja siin on väike kokkuvõte võib-olla lihtsalt teile infoks, see on siis Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri juhend ja siin on lihtsalt kokkuvõte, meil oli 150 erinevat kriteeriumit, mida me siis pidime hindama iga asukoha puhul. Ja nad on siis seotud ohutusega, nad on seotud siis tehnoloogiaga ja loomulikult ka maksumusega, sest ka Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur toob välja selle, et lisaks keskkonnaaspektidele, sotsiaalmajanduslikele aspektidele, mis on üliolulised, tuleb vaadata ka majanduslikku poolt, sest kui projekt on liiga kallis, siis elektri hind on liiga kallis, eks ole, ja siis keegi ju seda tuumajaama ei vaja, et ei ole mõtet teha midagi, kui elektri hind on liiga kallis. Ehk ta peab olema selline mõistlik kombo keskkonna, sotsiaalmajandusliku ja siis ka nagu tasuvuse poole pealt, eks ole, et siis on see mõistlik. Peale seda, kui meil on need erinevad kriteeriumid olid hinnatud ja vaadatud, siis me viisime läbi ka riskianalüüsi, et ükski asukoht ei olnud selline täiuslik, et igal asukohal on omad plussid ja miinused, mõni on ühe kriteeriumi poole pealt tugevam, teine on teise kriteeriumi poole pealt tugevam, ehk siis oli vaja läbi viia riskianalüüs, et aru saada, et mida siis iga asukoht tähendab. Ja peale seda me siis viisime läbi ka finantsanalüüsi, ehk siis aru saada ongi, et mida see siis ka majanduslikult tähendab, et kuidas siis erinevad asukohad mõjutavad elektri hinda, sest ühiskonnale tervikuna, eks ole, on see võimalikult soodne elektri hind, on see kõige olulisem, see ongi selle jaama mõte, eks ole. Ja jah, seda me ütlesin tegelikult, et viisime läbi päris mitmeid uuringuid selle jaoks. Ja kuhu me siis jõudsime? Me vaatasime siis erinevaid alasid, et ei olnud ainult Virumaad, vaatasime tegelikult Viru-Nigula vallast, siis erinevaid piirkondasid. Me pidasime nõu ka kohalike kogukondadega, kes pakkusid meile ka ise teatud alasid välja, palun näiteks kaaluga ühte või teist. Vaatasime Lüganuses erinevaid asukohtasid, Nõva vallas, Kuusalu vallas, Lääneranna vallas ja Lääne-Harju vallas. Erinevatest kriteeriumitest lähtuvalt, ehk siis need olidki tegelikult meil grupeeritud siis vastavalt sellele tuumaenergia agentuuri juhendile ja hindasimegi ja vaatasime, et mis oleks siis need kõige mõistlikumad variandid. Ja nagu ma ütlesin, näiteks Viru-Nigulas kukkus meil ära Kundasavi karjäär, Lüganusel kukkus ära Aidu, kuna vett ei ole, Nõva vallast Keibus oli kahjuks murrangu vöönd liiga lähedal, et see on selline ohutusega seotud kriteerium, mis on siis nagu välistav kriteerium, kuna see seab otseselt ohtu siis selle tuumaohutuse. Kuusalu vallas Loksal oligi meil see probleem, et iseenesest meri on lähedal, sobiks väga hästi, aga Natura mets on ümber, et kui vaadata nüüd neid kommunikatsioone, võrguga liitumisi, elektriliine, siis läbi Natura metsa neid teha ei saa. Ja Varblas oli siis kahjuks see teema, et see mere sügavus, Pärnus, kes on käinud, väga aeglaselt läheb sügavaks, et kui sul on jahutust vett vaja, siis lihtsalt seda on väga keeruline saada ja suunata, ta on väga madal.
ja seal oli siis ümberringi olid ka loodavad looduskaitsealad, ehk siis põhimõtteliselt seal oleks väga keeruline üldse midagi teha, sa oled igast otsast siis tegelikult loodusala ja kaitsealade keske. Ja Paldiski välistati siis, selle välistas siis Kaitseministeerium nende enda kaalutlustel, mida ütleme niimoodi avaldatud ja ilmselt seal on siis mingi teatud põhjus, miks siis sellest nagu teadma või ei pea. Ja selle analüüsi tulemusel jäidki siis Sõelale, Lüganuse ja Viru-Nigula vald. Ja mis need põhilised põhjused olid, miks nad siis Sõelale jäid, oligi see, et see geoloogiline sobivus oli väga hea, et võimalikult sarnane siis sellele Kanada geoloogiale, et oleks vaja siis võimalikult vähe selliseid asukoha spetsiifilisi muudatusi tehnoloogiasse sisse viia. Merelähedus, siin põhja pool läheb meri kiiremini sügavaks, et see on päris oluline kriteerium. Siis vajalik oskusteabega elanikud, et selles piirkonnas on inimesed, kes tegelikult on tööstusteadlikud, siin on elektrijaamad, põlevkivielektrijaamad, mis lähevad sulgemisele ilmselt, eks ole, tulevikus. Ehk siis meil on vaja selliseid inimesi, kes teavad, mis on rõhk, mis on aur, mis on turbiin, eks ole, neid on vaja küll täiendavalt koolitada, neil on vaja tuumaohutust õppida, aga nad on väga hea baasiga tegelikult, et juurde õppida ja tulla tuumajaama tööle. Siin on tööstuskliendide suurtarbijad, ehk siis tööstus on valdavalt Virumaal. Väga head kommunikatsioonid ehk heaskonnas teed ja sadamad, et kuna tuumajaamas on päris suured rasked komponendid, mida on vaja transportida, siis see on hästi oluline, puidu ei saa materjali kuidagi kohale tuua, et see oli näiteks Lääne-Eestis jälle väga keeruline. Ja sobivus siis keskkonnaobjektidega, ehk siis ükski asukoht ei olnud täiuslik, et meil on alati keskkonnateemadega on need väljakutsed, kus me peame leidma neid meetmeid, eks ole, aga see oli selline kõige parem sobivus, kus tundus realistlik, et saab midagi teha. Ja see on siis see ala, mis siis läks Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis siis meie taotlusena neile, ehk siis need kollased alad on siis see, kuhu füüsiliselt võiks siis see tuumajaam tulla, see on erinevad piirkonnad sees, kus võiks kaaluda siis tuumajaama rajamist. Ja ta on suurem selle tõttu, et siin on vaja need jahutuslahendused välja töötada, eks ole, võrgud, liitumised alajaamadega, et sellepärast on see ala nii suur, et ka need kommunikatsioonid tuleb ära planeerida mõistlikult. Ja me leppisime kokku, et me teeme kõik ühe planeeringuna, et kohalikul kogukonnal ei oleks niimoodi, et Elering teeb mingit oma planeeringut, Lemmi teeb oma planeeringut ja siis sa pead seal paralleelselt hakkama järge pidama. Et me teeme nii, et oleks võimalikult mugav, kõik ühes kohas ja ühe komplektina siis, et oleks täis ülevaade. Et selle tõttu on see ala siis ka oluliselt suurem, et reaalselt siis füüsiliselt on vaja oluliselt väiksemat ala tuumajaama enda jaoks. Saaksid seda zoomida natukene, et see Anjalata puudub... Ma kardan, et ma siin PowerPointil ei saa, aga meil on tegelikult kõik need materjalid üleval ka Fermi kodulehel, ma pärast näitan aadressid, siis sealt sa tegelikult saad seda vaadata paremini. Sobib? Ma siin füüsiliselt lihtsalt see tehnoloogia võin vaadata. Ei, me praegu kauada. Me läheme. Ja see on nüüd planeeringute poole pealt on see kõik, et kui teil on selles osas küsimusi, siis tundke ennast vabalt, küsige ja siis Henri liigub natukene selliste üldisemate teemade juurde, et mis on tuumajaam, mis on ohutusega seotud asjad, jäätmetega seotud teemad, et kui teil on täna planeeringu osas küsimusi, siis küsige. Ja küsida, ma Rakveres ei märganud seda küsida, aga nendel kaks kohta, need Viru-Nigula ja Lüganusega, kelle kinnistud need on? See on riigimaa või kelle maa see on? Seal on nüüd niimoodi, ta on natukene kombo, et... Kas soovitakse jälle hakata eramaid natsionaliseerima? Me ei tahaks seda teha, ma ütlen ausalt, et meie poliitika on see, et me tahaks vältida eramaadele minekut. Need alad on, siin on segu on riigimaast, kohaliku omavalitsuse maast, on ka mõned eramaatükid jäävad siin sisse. Siin samamoodi jääb sisse nii riigimaa kui ka mõned eramaade tükid. Aga me olemegi tegelikult pidanud kohaliku kogukonnaga nõu ja öelnud, et palun öelge oma arvamus otse välja. Et kui te tunnete, et ei taha, et kellegi maa peale tullakse, eks ole, siis meie ei taha ka seda teha. Aga mis seda lõplikult otsustada, kumba tuleb? Selle otsustab riik, et meie valida ei saa. Valitsus või riik? Vabariigi valitsus. Et selle otsustab Vabariigi valitsus. Näiteks seda korra läheb sellega, et Rakveres ei puuduta seda teemat.
Kiigis puudutas korra seal ühesõnaga, et ikkagi miks ei kaalutud nagu teha, ütleme sinna Narva, kus praegune katlad on, ühesõnaga, sealt on üks katelist utiliseeriti Ukrainasse ära ja plats on vaba, ühesõnaga, et sinna siis on ütleme võrku nagu vähe ehitada ja vaevu nüüd tulnud tegelikult liinidega sealt poolt ju siiapoole, et see ju kannab välja küll. See oleks väga mõistlik, aga nagu Reelika sealt oma ettekandes ka rääkis, eks ole, et see oli tegelikult Siseministeeriumi haldusala ja meie pidime saama nende sisendid, eks ole, et me ei saa neid ignoreerida, ehk siis nende otsus oli see, et 5 kilomeetrit piirist on kindlasti välistatud ja 50 kilomeetrit on siis kaalumisala, ehk siis ma saan aru, neil oli ka ühistöö ameeriklastega ja seda peeti siis liiga riskantseks kahjuks. Et see oleks loogiline, see oleks muidugi mõistlik vanale tööstusalale, aga seal oli selline sõnum USA poolt, et me peame arvestama tänaste oludega, tänaste ohtudega, me ei tea, kas 10 aasta pärast on, ei ole, ilmselt. Oi, ma sain sama vastuse kätte, et see küsimus ei ole teile, seda tuleb esitada on Riigikogu. Ja. Kuule küsin lihtsalt, et mis see Aljala on siin tasakapulu ääres, et on nii-öelda planeeringuala SIPA puudutab meie valda ka, et aga mis seal siis konkreetselt selle koha peal nagu elektrivõrgud või mis see... No seal on nüüd vaja planeerida teid ja elektriliine, et kus nad täpselt jooksma hakkavad, et kui sa nüüd kujutad ette, et siia tuleb tuumajaam, siis meil on vaja liituda, eks ole. Et kuidas siis oleks see kõige mõistlikum seda liini tõmmata, et sellepärast meil on vaja ikkagi koostööd teha, mis on see kõige mõistlikum trass. Meil oleks nagu põhimõtteliselt täna nagu puudutab meid pigem nagu siis elektri toomine viimine. Liinikoridor, jah. Need kollased alad on, siin sees on need erinevad tuumajaama asukoha ja seal variandid, aga siis siin on näha, et on alajaam, et kui me siia teeme tuumajaama näiteks, siis on siit kuskilt tuleks liinikoridor ja võib-olla on ka selline, et tehakse nii-öelda teine siia ka nagu. Ja kui me oleme siin, siis on püssialajaamast otsa. Et see ongi see nii-öelda, sellepärast need alad on suuremad, aga tuumajaama ise, nende ala on palju väiksem. Need liinid kindlasti jooksevad ka läbi eramaade, eks ole, et seal on siis muud. No kõige mõistlikum oleks siis, kus on olemas juba, eks ole, siis võib-olla laiendada, et see ongi nüüd see koostöö Eleringiga, et seda tegelikult, selle juht on Elering, et meie liin ei oma, eks, et kuna me oleme planeeringud ühendanud, siis Elering on see, kes vaatab seda kõige mõistlikumaid trasse ja samamoodi keskkonnamõju, eks ole, kohalike arvamust, aga jah, et nemad on nende liinide omanikud, et neil on oma loogika ilmselt ja kaalutlused, mis on see kõige mõistlikum, arvestades olemasolevat, eks ole, juba koridore, kuidas on seda kõige parem teha. Ja sul see 110, et Kundasse läheb 110 liinikoridori, et seal ongi küsimus, et kas siis seda 110 saab laiendada natukene ja panna sinna 330 juurde. Üldiselt niimoodi tehakse, et sa ikkagi vana koridori laiendad, et ilma väga mõjuva põhjuseta uut koridori täiesti uut ei hakata tegema. Neid nagu maa sisse ei viida, jah, õhusõgi. Kõrgepingeliinide praktika on ja 330 on põhimõtteliselt ma tean, et 110 mingeid juppe pannakse, see on hästi kallis, nagu pannakse maa alla, aga üldiselt ikkagi kõrgepingeliinid on ikkagi õhuliinid. Ja ma saan aru, et nii palju vähemalt ma ise ka pole ekspert, aga kui ma küsisin, et iseenesest oleks ju tore, kui kedagi ei sega, eks ju, aga ma saan aru, ka tehnoloogiliselt liket on tuvastada väga keeruline, et mitte ainult hind, aga just see, et kui lähebki mida, Estlingi näide meil, eks ju, et kus ta katki läks seal maal, et kui me ehitame selles edasi üles ja midagi juhtub ja me avastame seda päris pikka aega, et siis see lihtsalt ei ole mõistlik ja see on päris suur riskifaktor. Kunagi oli juttu ja võib-olla ma ei tea, kas see tõsi jutt, aga oli juttu, et hakata soojust pakkuma. Seda meil Aljalasse ei saa. Võimekus on meil olemas iseenesest. See nagu ei ole plaanis, et üldse võimalik kuidagi. Kaugküte on täiesti reaalne ja seda maailmas tehakse. Et siin erinevate asukohtade puhul, siis et kui me oleme seal nii-öelda Lüganuse poole peal, seal on Kohtla-Järve ja muud Jõhvi, eks ju, kui on võimalik öelda, et kui me oleme Kunda kandis, siis põhimõtteliselt Rakverre on täitsa realistlik, et me oleme isegi meil siin soojusinsenerid on arvutanud just neid nii-öelda palju need liinikaod ja kuidas, kas ja mis tingimustel on võimalik nii-öelda palju see maksaks, kui tõmmata kaugkütte Rakverre. Sest Rakverre on suurem nii-öelda keskus. Aga kui trass tuleb, siis ega Haljala ka kaugele, selles mõttes. Aga seda soojus nagu jaguks põhimõtteliselt ja nii palju üle. Ja selles mõttes tuumajaamas on see, et
Kui sa tahad kaugkütte jaoks võtta soojust, noh, see on seal 100-120 kraadi pealt võtta välja, tähendab seda, et sa võtad seal turbiinilt vahet võttu hästi lihtsalt, sa vähendad nii-öelda elektri tootmist ja see suhe on võib-olla 1:3, 1:4, et kui sa võtad nii-öelda oletame, et 3 osa sooja teed välja, siis tegelikult 1 osa elektrist kaotab. Et sooja on nagu rohkem. Ta ei ole nagu jääk, et Ta ei ole jääk. Ta ei ole jääk, et ma eraldi nagu ikkagi teha. Jääksoojus on aga üks nii kõrge temperatuurid jääksoojust ei teki, et seda oleks võimalik kaugküttena kasvatada. Need elektriliinid, nad on mastaabilt sellised, nagu lähevad sealt Eestit Saaremaa poole või? No seal on... Mis seal on? Kõmme on Saaremaa liin praegu. Saaremaale läheb 110. Saaremaa poole. No seal nüüd tehti ju uue. Ja ma nüüd... Vana liin. Kas see on 330 liin? Ma nüüd ei tea. See on teistud 330. See liini koridor oli korralik. See on korralik. Vähemaks, et just seda poole. Liinid on teema ja liinide keskkonnamõju tuleb kindlasti arvesse võtta ja vaadata ja rohekoridore just ja ka linnustik, et see on teema ka, et lindude osas, kuigi linnueksperdid ütlevad, et 330 lindudele parem kui 110, et linnud jäävad 110-sesse kinni, sest need vahed on liiga väikesed, 330 saad ilusti läbi lennata, eks ole. Et aga seal on kindlasti, kui ma olen keskkonnataustaga, keskkonnaharidusega, et kui ma võrdlen tuumajaama linnese peale liinidel on nagu suurem isegi mõju, sest et ta on lihtsalt nii ulatuslik, eks ole, ja kaugele, et seda tuleb kindlasti arvesse võtta erinevad stsenaariumid ja korralikult läbi. Loomulikult. Ei saa öelda, et mõju ei ole, et ühtegi asja, mida me teeme, ei saa teha niimoodi, et mõju on 0, eks ju. Aga võimalikult siis mõistlikult ja vähe siis häirides, aga kindlasti see häirimine on olemas. Mis küsimus veel, kas ma saan aru, kui olime nagu parempoolse ala volitakse riigi poolt, siis see tegelikult enam nagu haljalaagutselt mõjupiirkonnast väljuks. Jah, kui on mõjupiirkonnast, jah. Aga sealt, te ütlesite püssiala ja Narva on seal oma soojaga hädas. Kas Narva jääb sooja jaoks liiga kaugele? Narva on siuke päris kaugel. Ta jääb juba 70 kilomeetrit. Et see võib olla päris kulukas selle nii pika tassi ehitamine, et me oleme väiksematel distantsile teinud, et on mõistlik, aga Narva osas tuleks teha päris detailsemad analüüsi, et mis see siis tegelikult maksaks. Sa saad küll selle sooja väga mõistliku hinnaga, kui see trassi ehitus on nii kallis, siis lõpuks ei tasu ära. Lõpuks see soojakadu ka vist, eks? Ja soojakadu ka loomulikult. Jah. Küsimus on jääda, kuidas see siis ümbruskonda, enamasti meed 2 on pandud, on nii mereäärde, ilmselt üsna lähedane. See ala, mereäärne ala on siis suletud? Seal on nüüd niimoodi, et see tuumajaama ümbruse ala on suletud, aga see mereäärne ala ei pruugi olla suletud, et kui ta nüüd päris rannikule ei tule, eks ole, siis praktikas on see, et näiteks see vanad osa, mis ma näitasin, seal on täiesti avalik rand kõrval kohe, et ta on emotsionaalne, ütleme tervise mõttes, keskkonna mõttes, ta ei mõjuta mitte kuidagi sellepärast, et jahutusvesi ei ole kontaktis selle tuuma poolega, et ainuke, kui see jahutusveel muutub, on temperatuur, eks ole, ta ei muuda ka veekeemiat ja mida peab uurima, ongi siis see, et kui kaugele seda jahutusvett tuleb suunata, sest kuna meie põhi on madal, eks ole, et kas saab, ilmselt ma ise arvan, et otse rannikul ei saa suunata, eks ole, et sa pead teatud kaugusele seda toru merre viima, et saavutada teatud sügavus, et see soojusmõju oleks võimalikult väike, eks ole. Et näiteks vesi läheb merest sisse ja siis läheb tagasi merre? Ja, sellepärast, et ainuke, mis muutub, on temperatuur. Ja selle kohta tuleb teha modelleerimisi, tuleb uurida siis elustikku, kalastikku, eks ole, vaadata, kui suur see soojaring siis tuleb, eks ole, kui palju ta mõjutab ja mida sügavamale seda suunad, seda väiksem see mõju on, eks ole, sest et see temperatuur lihtsalt ta lahjeneb väga kiiresti ära. Ja mis temperatuuri ta jõuaks käetes? See on niisugune rusikareegel, et kui sul tuleb sisse, oletame, et sa võtad suvel 20 kraadi sisse, siis rusikareegel on 10 kraadi soojemana välja. Suvel võtad 20 sisse, siis 30 läheb välja. Kui sa võtad 5 kraadi talvel sisse, siis sul läheb 15 välja. Seda saab reguleerida, see võib olla 5-10 kraadi vastavalt voolu hulgale, et sa võid panna pumbad kiiremini jahutama, siis lihtsalt temperatuur on väiksem, aga kogus on suurem. Ja selles mõttes, et need jahutite ümbrust on tehtud nüüd nii, et seal on mingi radioaktiivsus. Ei, seda ei ole. Ta on täiesti eraldi tsükkel
täiesti eraldatud, et noh, sama on Kolkilotos, eks ole, Loviisas, kalamehed püüavad sealsamas kala, näiteks kala talle isegi meeldib talvel rohkem seal olla, et kalamehed teavad juba, näiteks nad püüavad sealt kala, sest et kala tahab soojemat vett, eks ole, et see ei mõjuta mitte kuidagi, ainult soe mõjutab elustikku, eks ole, et kuidagi radioaktiivsuse, keemia poolest tal mõjust ei ole, et sooja mõju on küll, seda peab manustama. Kas meri jäätub siis veel talvel seal? Selle väljalaskmise kohast sõltub, kui sügavale ja kaugele. Et meil on tegelikult eraldi, et kui teil on veeteemad, me võime tulla nendest ka pikalt rääkida, meil on tegelikult, täna ei ole lihtsalt need spetsiifilised küsimused, et me täitsa modelleerisime, et kui suur on siis see 1-kraadine, 1 kraad siis on see mõju lõpuks ja kui suurel alal on see 1-kraadine mõju, see sõltub sellest, kui sügavale sa paned, et noh, järgmine kord, kui teil on huvi, me saame tulla näidata pilte, et tegelikult see mõju on suhteliselt väike, et võib-olla mingis kohas tõesti on mingi niisugune koht, kus ei jäetu, aga see ei ole nagu massiivne selline ala, eks ole. Kolkiloto tuumajaam on suur tuumajaam, kus on 3 suurt reaktorit. Ta on põhimõtteliselt 5 korda, meie plaanin 2 korda 300 megavatist, Kolkilotos on 5 korda suurem, et see on üle 3000 megavatti ja seal läheb siis 6000 megavatti termaalenergiat läheb merre, aga kui on külm talv, siis noh, see ala, mis ei ole jäätunud, ei ole nüüd liiga suur, võib-olla mingid 100 meetrid on see nagu see piirkond, mis on nagu jääst lahti, aga tegelikult siis ta jahtub seal ja tegelikult mujal on ikka nii jää. No meil on väikesed, et see on, mis me ei saa nendega võrrelda päris seda mõju, aga kui on huvi, saame tulla täitsa veeteemadel eraldi rääkida, sest see on ilmselt ongi liinid ja vesi on suuremad mõjud, ega see rohkem väga, midagi sellist otseselt ei ole. Et riskid on küll, eks ole, radioaktiivsuse oht on küll, aga otseselt välja midagi sealt ei tule, et pigem ongi see vee soojusreostus siis, nagu iga teise soojuselektrijaama puhul, et see on ka Narvas, eks ole, kui need jagutavad, siis on samamoodi vee soojureostus on olemas. Aga naljaga öeldes, siis tegelikult on ju uus turismipiirkond, tuleb, kus on aastaringselt ujumas käia. Lihtsalt on alati probleem, et pole vaata vesi nii külm pool. Ja tegelikult, kas oli Soomes, nad vist tegid ka katseid, et seda sooja vee jääksoojust piinamari kasvatada, kütsid üles pinnast, et seda hooaega pikendada, et siis tegelikult saab kasvab põllumajanduses ära, jah. Okei, kas on veel küsimusi? Tehnoloogia poole? Miks saab pärast poole ka võtta? Jaa, võtame, küsige vahele. Okei, natuke tehnoloogia poolt, et kõigepealt üldse üks Eesti elektriportfelli pilt eelmisest aastast, et see vastab küsimusele, miks Eestis on vaja tuumajaam. Kui me vaatame siin, tahapoole kindlasti ei paista hästi, et meil on siin see roheline osa, ehk siis nagu 1/3, see on siin taastuvenergia, mis meil on, see on siis nii-öelda praegune puhas. Siin on tuul, siin on päike, siin on biomass. Nii, siis umbes natuke vähem kui 1/3 on fossiilid, ehk siis on põlevkivi ja siis on põlevkivi gaas. See on kõik see, millest me nii-öelda peame siin midagi asendama selle, sest et me ju teame, et Euroopa ja Eesti poliitika on see, et fossiilne energia tootmine tuleb lõpetada. Ehk siis meie põlevkiviplokid lähevad aja jooksul kinni ja see osasid kaob ära. Ehk siis kaob ära selline nii-öelda baas- ja pöörlev energia tootmine, mis on siis hea energiavõrgu stabiilsuse hoidmiseks. Ja lisaks on siis veel see lilla suur pirakas siin, 37% on siis import. Ehk siis praegu me impordime väga palju elektrit. Ma ei mäleta, ma ei tea, mis oli 24, aga paar aastat tagasi siin oli 200 miljonit eurot. Oli vist Eesti maksumaksja raha, meie kõigi raha läks selle peale, et me ostsime väljastpoolt elektrit sisse, ehk siis see raha läks siis meie naabritele, kes tootsid elektrit. Ehk siis see pirakas osa, 37 pluss 29%, see on vaja millegagi asendada. Ja siin tuleb mängu siis tuumaenergia, mis on ka nii-öelda puhas energia ja Euroopa nii-öelda taksonoomia poliitika alusel ta kuulub nii-öelda roheenergia valdkonda, ehk siis ta on võrdne tuule, päikse ja hüdroenergia. Nii, aga kuidas siis tuumajaam elektrit toodab?
hästi lihtsustatult meil on reaktor, kus on sees tuumkütus ja see siis nii-öelda uraaniaatomid poolestuvad ja toodavad sooja. Ja see soe kantakse siin veega edasi ja see vesi läheb keema. Ehk siis meil on soojuselektrijaam, mille nii-öelda kütteallikas on siis tuumkütus. Nagu meil on põlevkivielektrijaamad, kus on siis nii-öelda köetakse seda vett põlevkiviga. Aga edasi see protsess, kui meil on juba aur saadud, aur läheb turbiini, turbiin paneb käima generaatori, seal tekib elekter. Ehk siis see nii-öelda see turbiini pool on tavaline soojuselektrijaama pool. Aga siis nii-öelda see katla pool on teissugune, ehk siis tuumaenergial põhineb. Nii. Tuli mõne korra tagasi, ma võib-olla seletan, siin teil oli küsimus jahutusvee osas. Et siin on lihtsalt tegelikult väga hästi näha pildi peal, et see jahutusvesi on täiesti eraldi süsteemis, ta jahutabki lihtsalt seda auru, aga ta ei puutu mitte kuidagi kokku. Et ongi see, et see vesi lihtsalt voolab siit läbi, aga ta selle poolega üldse kokku ei puutu. See on see point, et annab lihtsalt nagu soojuse ära. Temperatuuri ära. Siin pildi peal on gradiir, aga selle gradiiri asemel võiks olla meri. Süsteem on nagu sümbol. Kui see on sisemaal, siis need on need jahutustornid. Kui on mere ääres, siis tõenäoliselt mõistlik on otsejahutusmere. Väga hea täiendus. Nii, siin on küll nüüd väga kehvasti näha selle pildi pealt. Et siin on võrdlus, siis need PVRX 300 on see reaktor, mida meie tahame teha. See hoone siis võrrelduna Olkiluoto 3, siis see Soome kõige uuem tuumajaam, mis tehti, mis on 1600 megavatti, mis on üks maailma suurimaid reaktoreid, siis 1600 megavatti, eks ju, me teame, et Eesti keskmine tarbimine on 1000 megavatti. Ehk siis Soome üks kõige suurem jaam toodab rohkem, kui kogu Eesti vajab elektrit. Ja meie tahame siis teha kaks väiksemat, 300 megavatist. Selle hoone kõrgus on siin 35 meetrit. Ja siin on lihtsalt ühe tuulikuga ka siis nii-öelda pandud nii-öelda perspektiivi. Et mis skaalas hoonetest me räägime. Meie valisime GE Hitachi tehnoloogia. See on siis General Electric Hitachi, see on USA-Jaapani ühisettevõte, mis on toodnud tuumajaamasid juba aastakümneid. See on keevaveereaktor, mis siis tähendab seda, et reaktorisse vesi aetakse keema ja see keev vesi läheb auruturbiini. On kahte, teised on surveveereaktorid, mis on nagu kaks sellist põhilist reaktori tüüpi, mida maailmas kasutatakse. Ja miks me valisime selle tehnoloogia, just selle konkreetse GE Hitachi PVRX 300 on sellepärast, et kõigepealt meil Eestis me saame teha ainult väikest reaktorit. Et väikereaktorid senini väga maailmas ei ole ehitatud. Tegelikult ajalooliselt on, et meil on lennukikandjatel, meil on allveelaevadel, meil on ka esimese teise põlvkonna tuumajaamad olidki seal mõned 300, 400, 500 megavatti. Aga siis aja jooksul tegelikult tuumajaamad on läinud suuremaks, et enamus, mis maailmas on ehitatud 80-ndatel, 90-ndatel on kõik 1000 megavatti pluss. Aga kuna Eesti võrk on nii väike ja Elering ütleb, et kõige suurem üks unit, mis sa võid võrku panna, on 350 megavatti. Ehk siis me oleme hästi limiteeritud, milliseid reaktoreid Eesti üldse saab panna. Ja siis me vaatasime ja tegime põhjaliku tehnoloogia võrdluse erinevate ettevõtete, maailma tippettevõtete vahel ja me jõudsime selle tehnoloogiani, sest see on lihtne tehnoloogia. Meie naabritel Soomes ja Rootsis on keevaveereaktorid, Olkiluoto 1 ja 2 on keevaveereaktorist, Forsmarkis 1, 2, 3 reaktorid on keevaveereaktorid. Nad on küll 3-4 korda suurem, aga nad on põhimõtteliselt, see töö põhimõte on sama. Ehk siis see kütus, näiteks kütusevardad, mis on 4-meetrised vardad, kus on kütus sees.
täpselt samad meie reaktoril, kui on ka siis nii-öelda sellel Rootsi reaktoritel. Soome omadel on väikesed erinevused. Ehk siis me valisime tehnoloogia, mis on tõestatud tehnoloogia, et me ei saa Eesti teha midagi sellist, mis oleks väga midagi uut ja teadmatut, et me ei ole siin katsepolgur. Ja üks hästi oluline nüanss on see, et seda reaktorit siis nii-öelda ehitatakse Kanadas, nagu Diana näitas. Ehk siis Kanada on esimene, kes teeb 4 sellist valmis. Meil on väga head suhted Kanada nii ehitajaga, projekteerijaga kui ka operaatoriga, et sealt seda nii-öelda teadmist siia tuua. Nii, millegipärast see kuidagi laialt ei paista välja hästi see projektoril, aga hästi lühidalt, kui meil on suured reaktorid, siis suure reaktori, miks näiteks kõik on kuulnud vist Fukushima õnnetusest, tuumaõnnetusest, eks ju. Need olid vanemad teise põlvkonna reaktorid 70-ndatel ehitatud ja seal need ohutussüsteemid põhinesid siis aktiivsetel süsteemidel, ehk siis vajasid elektrit, et mingid jahutuspumbad ja mingid mehhanismid olid kõik nii-öelda vajasid elektrit, ehk seal olid varu diiselgeneraatorid, mis hoidsid seda õnnetusolukorras nii-öelda pidid kaitsma seda süsteemi. Aga õnnetus oli nii suur, et varu diiselgeneraatorid ka ütlesid üles. Aga mis on siis nagu võimalik, kui me teeme reaktorid väiksemaks, siis see soojuskoormus on väike ja põhimõtteliselt meil on võimalik ainult passiivjahutusega kaitsta neid süsteeme. Ehk siis siin see on reaktori anum ja väga kehvasti on siin kahjuks pildil näha, aga pärast need slaidid paneme veebi kõigile kättesaadavaks. Ja siis siin on sellised suured basseinid ja siin on jahutus nii-öelda soojusvahetid. Ja põhimõtteliselt, mis toimub, kui peaks olema mingi väga tõsine õnnetus, kogu elekter läheb ära, siis nendes torudes, mis siin reaktorist tulevad, siin on ventiilid, mis on elektriga hoitud kinni. Kui elekter kaob ära, siis see ventiil läheb lihtsalt lahti. Ja see soe vesi või aur läheb lihtsalt soojusvahetisse, kondenseerub ja tuleb siis alla, ehk siis see ei jahuta. Põhimõtteliselt 7 päeva ei ole vaja sekkumist, et seda nii-öelda reaktorit kuidagi siis kontrolli all hoida. Ta on täiesti nii-öelda automaatne ja passiivselt ohutu. Ja peale 7 päeva, siis kuna siin basseinis üleval hakkab siis vesi nii-öelda soenema ja aurama, siis peaks siis sinna basseini vett juurde tooma. Nii palju siis sellest... Ehk see on mitte esimene nii-öelda avariivariant, et see on juba mitmes, et enne tulevad varugeneraatorid ja muud jutud kõik juurde ja kui need ka üles ütlevad, siis tuleb see passiivne alles. No tegelikult siin küll varugeneraatorid on, aga nad ei ole mõeldud isegi ohutussüsteemi, et kogu see ohutussüsteem ongi ehitatud selle passiivse nii-öelda süsteemi peale, et sul ei oleks vaja neid nii-öelda ohutuse varugeneraatorid. Küll sul varugeneraatorid on, et sul saaks normaalselt nii-öelda valguse süsteemid püsiks püsti, aga need ei ole otseselt ohutuse tagamiseks vaja. Aga palju seal basseinis vett on? Kas see bassein on merises või? 10 000 kuupmeetreid, ma nüüd peast ei tea. See bassein meri ei ole. Bassein meie jaoks meri ei ole. Ei. See on ikka bassein. See on reaktori kohal olev seal hoones, reaktori hoones olevad basseinid. Seal hoitakse ka nii-öelda värsket nii-öelda tuumkütust ja ka kasutatud tuumkütust on nendes basseinides, sest kui reaktorid nii-öelda hoodatakse ja vahetatakse kütust, siis need on kõik seal basseinides. Kuna vesi on ka hea kiiruskaitse, siis kõik nii-öelda, kui sul on see kasutatud tuumkütus, need vardad, tuleb reaktorist välja, ta on hästi kõrgradioaktiivne ja seda kõike liigutatakse vee all ja pannakse ka vee all siis hiljem nendest kanistritesse ja tõstetakse välja. Et tagada ohutus. Vesi põhimõtteliselt on vaja meeter-paar, et sul täielikult tõkestada. Kuhu see vesi saab siis? Kuidas? Kuhu see vesi läheb siis, milles liigutatakse neid? Ei, see on puhas vesi. See on täiesti nagu testvesi. See on viimuses süsteemis ei, kui te võtate sealt need tuumad välja seal asjad, noh, te ütlesite vee sees, seal liigutate neid. Aga see vesi ei puutu selle kokku siis? Veega tähendab, kui sul on kütusevardad, nad on, siin vist ei ole pilti selles slaidipakis. Ühesõnaga, nad on, uraankütus on sellised metallvarrastes ja see on uraanoksiid on nagu põhimõtteliselt
kristalline struktuur ja kuna ta on metall selliste varraste sees, siis ta ei puutu otseselt nii-öelda veega kokku. Ehk siis need nii-öelda radioaktiivsed ained ei lähe sinna vette, et mingid osakesed vette ei lähe. Ja lihtsalt see nii-öelda see varras siis liigutatakse seal nii-öelda vee sees. Aga see vesi on ka kinnine süsteem, et selles mõttes, et basseinid lastakse täis, seal on piltlik, kus see vesi siis tsirkuleerib, eks ole, ja põhimõtteliselt sul on vaja siis seda basseini täita nii palju, kui on lihtsalt aurumine nakepene, kuna see vesi on nagu veidi vannivee reegusega, aga see on kinnine süsteem, et ta on, kes on käinud tuumajaamas, siis on näinud, et see vesi on hästi kristallselge, ta on täiesti kriitiliselt puhas, põhimõtteliselt pöördosmoosiga seal on veemolekul, sest et ta peab kaitsma ka tuumajaama ja sisuliselt see on kinnine süsteem, et ta lihtsalt ei lähe sul kuhugi, sellepärast et ta lihtsalt tsirkuleeribki seal sammas süsteemis, et see ei ole nagu jahutusveesüsteem, see on hoopis teine süsteem. Kas seda vett siis, mis selle veega nagu teha, seda ei vahetata või midagi? Üldiselt ei vahetata, see on kogu aeg, ta on puhas ja seal on eraldi veel nii-öelda filtersüsteemid. Alati nagu protsessi käigus võib mingisuguseid ebapuhtuseid tekkida. Kas või lihtsalt, et sul on nagu metall, mingid seadmed, mõõdikud, asjad võivad tekitada mingid ebapuhtused. Need käivad joonvahetist läbi ja puhastatakse. Kogu aeg see mingi 60 aastat on see üks ja sama vesi seal? Põhimõtteliselt. Ja siis sa täidad lihtsalt nii palju, kui vesikavad auru paigalt ja siis täidad lihtsalt juurde, et sul ei ole vaja seda midagi tühjaks lasta. Avaline põhjavesi. Ta on selles mõttes, et mitte merevesi. Jah, magevesi kuskilt me peame alguses nad ära täitma, eks ole, sellega peab arvestama ja pärast siis ta tiirlebki seal filtris ringi, et me lähme pärast, ma räägin lõpus, kui me lähme Olkivaaks, siis me kutsun maaka, siis te saate aru, et ta on siuke hästi kriitiliselt puhas vesi, kui te näed seda siuke tunne, et kõik see on siin samas vee peal, tegelikult on 8 meetrit vett reaktori peal ja ta kaitseb ka reaktorit ennast, et igasuguste ajustuste korrodeerumise eest, sest ta peabki olema siuke hästi kriitiliselt puhas. Ja tuumamaailmas on nagu selline nii-öelda kõige olulisem on loomulikult kaitsta inimeste keskkonda kahjuliku nii-öelda kiirguse mõju eest, eks ju. Ja selles mõttes see tuumavaldkond on hästi rangelt reglementeeritud ja on nii-öelda neid kaitse, sügavuti kaitse nimetatakse seda, et sul ongi mitu erinevat kaitsekihti, et kui me vaatame hästi lihtsustatult, et meil on siin need pikad 4-meetrised vardad, mis on võib-olla sellised pöidla jämedused, need on puntides. Kõigepealt sul on see tuumkütus, kristalliinne kütus, kus tekib see soojus, siis tal on ümber, tal on selline metalltoru, et see kiirgus sealt ja radioaktiivsed materjalid leviks. Siis meil on need vardad on reaktori surve anumas, mis on paksust metallist nii-öelda selline survekaitsekest, kus siis on kõrge surve ja nii-öelda kõrge temperatuur. See kaitseb seda nii-öelda süsteemi ja lisaks siis sellel nii-öelda surveanumal, see surveanum on veel siis nii-öelda eraldi nii-öelda väga tugevas hoones, et seal on nii-öelda selle konkreetse reaktori puhul, reaktori hoone seinad on selline, nimetatakse steel concrete composite, ehk siis ta on nagu metall, betoon, metall, sellised nagu paksud seinad, mis on väga tugev hoone, et igasuguste nii-öelda väliste ohtude eest kogu seda reaktorit kaitsta. Ja neid siis nii-öelda on veel lõpuks selle peale veel need ohutussüsteemid ja et nii-öelda mitmeid kihte on. Ja lisaks, mida Diana siin ka mainis, kui meist saab tulevikus nii-öelda jaama operaator, siis on riik loob järelevalveameti, tuleb nii-öelda eraldi tuumajärelevalveamet. Aga sellele peale siis on Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, kes siis tegelikult kontrollib kõikide erinevate riikide nii-öelda tuumajaamasid veel eraldi, et nad on siis nagu kontrolli peal. Et Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri inspektorid, neil on kõikides tuumajaamades on videod, mis lähevad nii-öelda ÜRO Viini peakontorisse, kõikidest reaktoritest need salvestuvad. Nad käivad ja kontrollivad nii-öelda tuumamaterjalide nii-öelda, et kuskil midagi ei ole nii-öelda jooksu läinud ja selline nii-öelda kontrolli peal, et hästi rangelt reglementeeritud. Jäätmete osas, et meil on 3 liiki jäätmeid, üks on madalradioaktiivsed jäätmed,
keskradioaktiivsed jäätmed ja siis on nii-öelda kõrgradioaktiivsed jäätmed. Et hästi lühidalt annan väikse ülevaate, et meil on madalradioaktiivsed jäätmed on, moodustavad kõige suurem osa, 93% kogu tekkivatest jäätmetest, aga tegelikult see kogu radioaktiivsusest vaid 1%. Ja nemad on, mis need on siis? Seal on mingid filtrid, paber, kaltsud, tööriistad, rõivad, ehk siis sellised nagu igapäeva hooldustööde käigus võib-olla määrdunud ja teatava siis mingite radioaktiivsete ainetega kokku puutunud asjad, mille kiirgustase on hästi madal, aga ta on detekteeritud ja need siis tuleb ladustada. Ja vaatame see järgmine pilt, just, et need tavaliselt siis ladustatakse sellises, kas siis maapinnal, sellistes nii-öelda betoon lihtsalt kastides ja pärast siis, kui on nii-öelda täis saanud see nii-öelda ladu, siis kaetakse siis pinnasega või siis on nagu lähedal maapinnale, maa all. Et siin on, ja need üldiselt need konteinerid võivad olla erinevad, et nad võivad olla kas siis mingid betoonkonteinerid, mingid metallkonteinerid või metalltünnid, et need on erinevad. Nii, siis ja kui palju siis ühest reaktorist, üks reaktor 300 megavatti, eks ju, mis on 25% Eesti elektrist, töötab 60 aastat ja selle 60 aasta jooksul meil tekib, jälle siin millegipärast ei paista hästi, sellised kaks sellist nii-öelda kuubikut, mis on 25 meetrit korda 25 meetrit korda 8 meetrit. Ehk siis see 25 meetrit on äkki sinna seinani. No põhimõtteliselt võib-olla selle ruumi suurune, lihtsalt natuke kõrgem. Kaks sellist kuubikut on siis nagu kogu eluea jooksul tekkinud see nii-öelda madalradioaktiivne jääde ja see on see kõige suurem osa. Siis on meil keskradioaktiivsed jäätmed, mis on umbes 5% kõigist jäätmetest. Need on siis need jäätmed, mis tekivad siis enam ja jaalt, kui tuumajaam hakatakse ladustama, kui ta on oma töö lõpetanud. Seal on siis need erinevad struktuurid, näiteks mingid torud või metallosad, mis on olnud seal reaktori südamiku lähedal ja mis on siis saanud nii-öelda kiiritada ja nad on aktiveerunud. Ja need siis tüüpiliselt ladustatakse maa all kuskil 30-50 meetrit maa all, samamoodi nagu plaanitakse, ma ei tea, kas olete kuulnud Paldiski tuumaobjektist, kus on Nõukogude sõjaväe allveelaeva reaktorit, mida siis nii-öelda lammutatakse ja ladustatakse ja seal tehakse analoogne ladustus. Aga seda on siis vaja lõpus, kui tuumajaama ladustatakse, lammutatakse. Ja siis on see kolmas osa, ehk siis kõrge radioaktiivsusega jäätmed, ehk siis kasutatud tuumkütus. Siin on see pilt, on nagu natuke lühendatud, aga siin on need vardad, mis on sellised sentimeetri jämedused, see kütuse koost on 4 meetrit, et 4 meetrit ongi siit laeni, eks ju, et see reaktori südamik ongi sellist varrastest koos ja pea 4 meetrit diameetris, et siuke ala on see reaktori südamik, kust tuleb see kogu see energia. Ja neid kütuse koostud siis, need tuleb siis, nad on kõrgelt radioaktiivsed ja need tuleb siis ladustada. Ja on kaks nii-öelda varianti. Soomlased on välja töötanud selle Olkiluoto tuumajaama lähedal on neil Posiva, kes on siis nii-öelda teinud 500 meetri sügavusele lähevad tunnelid, nii-öelda räkkaga saad või nii-öelda autoga sinna alla sõita. Need samad kütuse koostud on pannud sellistesse vasktünnidesse, et nad varjestada ja siis nii-öelda keevitatakse kinni ja siis need nii-öelda tünnid siis ladustatakse sinna maa alla ja siis täidetakse see tunnel kinni. Et see on see, nagu, kuidas soomlased ja rootslased on otsustanud teha. Lisaks on veel variant teha süvapuurauku tehnoloogia, ehk siis üks sügav auk ja siis seal all lähevad nii-öelda horisontaalis nii-öelda ja ladustad neid nii-öelda kanistreid sinna nii-öelda horisontaalis. Mis on Eestis hea, on see, et meie see nii-öelda aluskord siin on sama nagu Soomes, Rootsis. Kui me läheme 200 meetrit allapoole, siis me jõuame sellise kristallise kivimini, nagu Soomes on põhjarannikul,
Fennos, Skandinavia kilp, eks ju, Eesti, Soome, Rootsi, ma ei tea, kuhu kaua läheb Läti, Leedu, üks suur maamassiiv ja see on seesama, kuhu Soomes ladustatakse Soomes, meil on põhimõtteliselt võimalik samamoodi Eesti maapinda ladustada neid jäätmeid, et selles mõttes on hea. Ja jääb veel tegelikult selline variant, mida praegu läänemaailmas ei kasutata, et mõni riik võtaks teise riigi jäätmed, sest et tegelikult väikseid tuumariiki on, kes siis võib-olla ei tahaks teha suurt lõppladustust, aga oleks siis võimalus see, et keegi riik võtab vastu teise riigi jäätmed, loomulikult raha eest. Sest et kuidas seda nii-öelda tuumajaam töötab, siis tegelikult tuumajaama eluea jooksul iga toodetud megavati pealt pannakse siis mingi summa, paar eurot, läheb riikliku jäätmefondi, mida siis haldab riik ja et oleks garanteeritud see, et kui tuumajaam kunagi oma eluea lõpetab, et see raha ei ole, et siis omanik ei ole ära raisanud selle raha või et see raha on kindlasti olemas, seda haldab riik. Ehk siis, et selle jaama saab ladustada, see raha on olemas, jaama saab lammutada ja jäätmed ladustada. Kuidas? Eks see summa läheb kuskile pensionivandi nii kaua teha. See pannakse fondi ja siis see raha muidu kasvab, eks just. Samamoodi soomlased ja rootslased on seda nii-öelda kogunud seda raha ja nüüd hakkavad siis kasutama. Aga ma küsin juurde, et kas see asukoha valik, et kuhu siis see ladustuskoht tehakse, mis iganes astmega need jäätmed olid, kas see tehakse samal ajal ära, kui tuumajaama hakatakse rajama, mitte ei mõelda seda, et et tuumajaam eluiga on 40-60 aastat, et siis me jõuame sinna, kui sest et me kunagi ei tea, võib-olla juhtub midagi, võib-olla meil on vaja parem sinna midagi ladustada, aga me ei saa seista siis silmitsi selle olukorraga, et meil on nüüd vaja, aga meil ei ole, kuidas seda panna. Et tavaliselt on nüüd niimoodi, et praktikas me oleme rääkinud Liiviga mitut korda, et kuidas teha, eks ole. Et praktika on nüüd niimoodi, et tuumajaama planeeriga tavaliselt eraldi ja lõppladestu, eks siis me räägime see kõrgradioaktiivsete jäätmete lõppladestu on tavaliselt eraldi planeering. Miks? Kuna see ei sõltu tuumajaama asukohast, eks ole, ta sõltub geoloogiast ja selle jaoks on vaja läbi viia päris mitmeid geoloogilisi uuringuid ja riikide praktika on see, et kõigepealt tehakse tuumajaam ja siis hakatakse seda lõppladestut ette valmistama, sest et tuumajäätmed vajavad aega, et jahtuda. Ehk siis sa ei saa neid niikuinii, see on vist mingisugune kohe panna, sa ei saa, sa vajad ikkagi kuskil 10 aastat enne, kui need tuumajäätmed reaalselt jahtuvad, sest sul ei ole kui võimalik muidu ladestada maa alla. Ja teine teema on nüüd see, et kuna muutuvad ka tehnoloogiad ja täna on nüüd niimoodi, et seaduse järgi see, kus su jäätmed tekivad, sa pead ise nendega tegelema, aga kuna neid väikereaktorid tuleb Euroopas järjest juurde, siis hakkavad järjest rohkem käima ka arutelud, et aga äkki oleks mõistlik teha üks mingi tsentraalne ladestu Euroopas, eks ole. Et ei ole mõistlik hakata kohe kiirustama, kuna siin võivad tulla paremad tehnoloogiad, kuidas ladestada ja võib-olla, täna see ei ole kindel, see on alles arutelu tasandil, aga see oleks ju mõistlik, et igal väiksel riigil on paar väikest reaktorit ja hakka tegema oma ladestu, võib-olla on tsentraalne, see on sulle mõistlik. Et kuna need diskussioonid käivad, siis lihtsalt kohe kiirustada ei ole mõtet, aga mida me oleme riikku arutanud, et on mõistlik, kuna ta annab meile mingi tähtaja, mille jooksul me peame selle planeeringu ära tegema, et olla kindlad, et ma ei tea, me ei ole pahatahtlikud, eks ole, ei hakka sellega ka sihilikult venitama. Et mis on see mõistlik lahend, kuidas seda teha, eks ole. Ja senikaua, mis planeeringus kindlasti on sees, on need vahehoidlad, ehk siis sul on spetsiaalsed kanistrid, kus sa need nii kaua hoiad, kui need jahtuvad, et see oleks ohutu, et need tuleb kindlasti ära planeerida, et need oleksid korralikult turvatud, hoitud, kuni siis lõppladestuspaika. Te ütlesite, et asukoha valik on pikk protsess, siis tegelikkuses, kui tuumajaam valmis saab, siis me ei teagi täna, kas Eestis ongi selline koht olemas, kuhu me saaksime seda teame. Et see uuring tegi riik ära koos tuumajaama asukoha uuringuga, ehk siis nad vaatasid tegelikult nii jäätmete lõppladestuse võimalikkust kui tuumajaama rajamise võimalikkust. See on IAEA ehk Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri esimene nõue, et teha kindlaks, et see on üldse võimalik. Ehk siis uuringu tulemused näitasid seda, et on tegelikult Kliimaministeeriumi tuumaenergia töörühm, kui paned Google'isse, sealt leiab need uuringud. Ja kui vaatad, siis neid lõppladestu jaoks sobilikke asukohti oli oluliselt rohkem kui tuumajaama jaoks sobilikke asukohti.
eks see valik on päris lai, aga ütleme niimoodi, et noh, see sõltub hästi palju geoloogiast, et eks soomlased, noh, ma ise käin orgeoloogias päris tihti inimestega, nad räägivad kogu aeg, et kuidas ja mida nad uurivad, ehk siis Posivas, kus nad nüüd ühe esimese Euroopas lõppladestu avavad, eks ju, nad ütlesid, et 500 meetrit on siis piisavalt üle elada 2 aega, aga selleks nad pidid väga-väga palju puurauke tegema uurima erinevates kohtades geoloogiat, et mis on see kõige monoliitsem ja parem planeet, kuhu seda teha, et see sõltub sellest. Ja üks võib-olla märkus, mis on nagu, mida me hetkel ei saa arvesse võtta, aga on see, et sellise nii-öelda kerbe-reaktori, keevaveereaktor, mida me oleme valinud, see reaktori tehnoloogia on selline, et tegelikult siis kütuse energiamahus, meil on seal uraan 28, uraan 25. Me tegelikult kasutame kus 2-3% sellest energiapotentsiaalist ära ja tegelikult üle 90% jääb sinna samasse kasutatud tuumkütusesse energiapotentsiaali, kuna see on seda uraan 28, aga sellistes reaktorites seda ei saa kasutada. Praegu on maailmas kuskil 60 erinevate ütleks tuleviku 4. põlvkonna reaktorite arendust, kus siis tegelikult on kiired reaktorid, teistsugust tehnoloogia, kus siis sellest 90% saaks veel väga suure osa tegelikult kasutusele võtta, et tegelikult miks paljud riigid ei ole teinud seda otsust maa alla ladustada seda, sest see on potentsiaalselt väärtuslik kütus tuleviku teistsugustesse reaktoritesse. Ja see on nagu selles mõttes, et võib-olla mingi hetk sellel jäätmel on tegelikult hind. Et selles mõttes ja me väga tuumainsenerina jälgime kogu aeg, et millised need arengud on ja eks need mõningad sellised kiired reaktorid on maailmas olemas, katses ja seadmed, aga need ei ole kommertskasutuses, et seda maailmas on seda kasutatud tuumkütust päris palju, et kui see läheb nii-öelda levima ja nende hind on piisavalt madal nende reaktoritel, siis mingi hetk on väärtuslik kütus. Ja sellest 10 aastat, esimesed 10 aastat siis vast jahtuvad, nii kus ta siis kasutama hakkab. Et sel hetkel on nad nii-öelda seal basseinis siis või? Jah, põhimõtteliselt on niimoodi, et umbes 5 aastat on seal basseinis ja siis pannakse sellistesse metallkanistritesse, mis on siis kaitsekest põhimõtteliselt ja need vardad pannakse sinna sisse, seal kõrval peab inimene olla. Need lihtsalt ladustatakse kuskile kas halli või sinna õue parkimise või mingi platsile nagu spetsiaalselt, on päris rasked. Ehk siis see kütus lihtsalt seisab seal või kasutatud tuumkütus. No aga mis juhtub, kui tuleb sinna 155 nendest kuhu? Midagi. Nii paks. See nende kaitse, nende konteineritega on tehtud nii rongi sissesõidu katseid ja need on väga paks metalli, et see põhimõtteliselt on suhteliselt võimatu midagi teha. Ja isegi kui sa suudad selle katki kuidagi teha, siis see radioaktiivne, mis on mingil radioaktiivset gaasi, radioaktiivseid aineid, see kiirguse levib, isegi kui sa suudad selle katki teha, siis see on nii lokaalne, et see ei oma nagu päriselt probleemi. Selle on pärast välja võetud ja sellest nagu, ütleme, aatomi relvale ei saa seda kasutada? Ei, põhimõtteliselt selleks, et nüüd seda tekkinud plutooniumi sealt kätte saada ja seda ümber töötada, neid selliseid võimekusi on maailmas mõned üksikud riigid, kes ükst asja suudavad teha, et see on väga keeruline ja kontrollitud protsess, et seda kindlasti ei saa teha põhimõtteliselt. Ja kas rikastusaste on nii väike, et ma saan aru? See on 2 variantsi, et kas sa kasutad uraan 235 ja sa rikastad seda, see on väga energiamahukas protsess, sul on neid tsentrifuuge, väga suur energiakulu ja neid maailmas jälgitakse väga. Ja teine on siis, et kui sul on töötanud reaktoris tekib plutooniumi, siis selle plutooniumi sa pead sealt kasutatud kütusest eemaldama, mis on ka väga keeruline ja kulukas protsess ja seda nagu... Aga mitte võimatu. Mitte võimatu. Lihtsalt tuumakütuses on uraani rikastusaste 3%. Suured tuumariigid teevad seda. Jah, aga selleks on vaja eraldi tehnoloogiat. Ja lihtsalt kui sa võrdled, et keegi niisama nagu, ma ei tea, varastab, eks ole, tahab teha, et sul on tuumakütuses rikastusaste 3%, pommi jaoks on sul 93%. Ehk siis, kui sa kujutad ette, kui suurt kokust jäätmeid sul on, siis tegelikult vaja ümber töödelda, et see ei ole lihtne see. Ma küsin, 60 aastat on selle tehase või selle jaama nagu eluiga enne, et siis kas me pärast siis selle mis siis territooriumist saab, siis pannakse see nagu lükatakse pikali kõik, eks ju,
jaamast endast või? jah. Jaam lammutatakse. See territoorium siis... Territoorium põhimõtteliselt pärast on, sa eemaldad kõik ära, sul on... Greenfield peab järgi jääma, et ma ise käisin USA-s, seal oli tuumajaama lammutamine, vana tuumajaama lammutamine ja mis on mul endale, kuna ma olen ise varem töötanud põlevkivitööstuses keskkonnajuhina, ma ütleks, et see on üks ainukesi tööstusid, kus sa juba alates sünnist mõtled tema surma peale. Ehk põhimõte on see, et peale seda, kui tuumajaama on elu ära elanud ja sa uut ei taha enam ehitada, eks ole, siis sa lammutate niimoodi ära, et näiteks USA-s see oli ilus ala ookeani ääres, nad plaanisid sinna elamuarendust, kuna see oli hästi ilus territoorium. Ehk siis põhimõte on see, et sa pead selle ala niimoodi korda tegema, et mida iganes sa pärast tahad seda teha, sa saad sinna seda teha. Kas see pardad on siis 60 aastal, need pardad on sama pardad, jah? Ei ole. Kütus on, see kütuse varras, üks varras tavaliselt on sees kuskil reaktoris 3 aastat, aga iga aasta tagant vahetatakse 1/3 välja. 3 aasta pärast tekib meil juba küsimus, et kuhu need panna. Siis saad edasi, et jahutud muud asjad. Aga küsimus siis, et ka need kindlad ja mis vähem nagu nii-öelda, kuhu need maetaks, siis olete plaanid maata? Või kuhu te panete need? Pärast teeb eluga joon sinna peale? Nende osas tuleb teha siis, leida see prügil asukoht natuke varem kindlasti, kui see lõppladeste asukoht. Alguses hoitakse neid siis vahelaos, et tuumajaama juures on need vahelaod, kus sa neid tegelikult hoiustad samamoodi, eks ole, kindlad. Ja praegu käib siis diskussioon selle üle, et kes siis hakkab opereerima neid madala radioaktiivsusega jäätmete prügilat, kas firm ise või on see riik. Et tänase seaduse järgi on see riik, ehk siis meil on selline organisatsioon nagu Alara, kes tegeleb täna nende Paldiski tuumajäätmetega, eks ole. Ehk siis täna käib diskussioon selle üle, et kas see planeeringu teeb Alara ise näiteks ja tegelebki sellega ise ja meie lihtsalt, nagu Henri ütles, sellest fondist eraldatakse raha selle opereerimiseks või peab siis seda firm ise tegema. Et see planeering tuleb kindlasti varem kui lõppjäätmete planeering. Et ei ole mõistlik neid teha koos, sest et lõppladestu sõltub geoloogiast, on su hästi tõsine projekt, aga madalradioaktiivsete jäätmete prügila on põhimõtteliselt nagu iga teine prügila, lihtsalt on natukene rohkem betooni, eks ole, et sa pead seda, aga põhimõtted, kuidas sa seda asukohta otsid, on võimsust sama nagu iga teise prügila. Ja viimane küsimus rohkem küsima. Aga ma saan aru, et tegelikult on täiesti ohutu nagu nii-öelda hoonega ja kõik muud on ja kuidas hinnastada siis aktiivsus saab, et see inimene on kindlal käes ju. See räägib siis nagu inimene, kes töötab seal, saab siis kõik kiiritust. Jaa, seal on nüüd niimoodi, et tuumajaamas on tsoonid, et sul on mingid hooned, on tavaliselt 3 tsooni, punane, kollane, punane, sinine, kollane, punane näiteks. Et mingites tsoonides sul ongi kiirgustase on kõrgem ja seal hästi konkreetselt jälgitakse, millist siis nii-öelda, kui kaua sa võid seal teatud osades ruumides olla, see on see taustafoon. On üks asi, aga näiteks kui sa hooldad mingisugune pump või mingi seade, mida näiteks hooldusseisak on iga aasta, võetakse mingi tuumajaama seisma, võetakse mingid seadmed. Seal võib olla nagu mingid ebapuhtused, mis on aktiveerunud ja kui neid seal puhastatakse või töödeldakse, siis tegelikult seal mingil määral on neid radioaktiivseid aineid. Ja need võivad sattuda siis kinnaste tööriistade peale. Aga see on selles mõttes, et hästi rangelt reglementeeritud, inimeste doosid on jälgitud ja nad on üle normi ei või minna. Ja need foonid või mis on see lubatud tase, need on selles ohutud tasemed, et me ju kõik elame tegelikult kiirguskeskkonnas, meil on kosmiline kiirgus, meil on see maakiirgus, et Eestis on see 4 mikrosiivertit umbes. Jah, millisiivertit aastas. Jah, 4 millisiivertit aastas on see, mis me saame, näiteks kui me teeme arstiprotseduure, röntgeneid, MRT-skänne, sealt saate palju suuremad või kui me lendame palju, siis me saame palju rohkem kiiritada. Aga see on normaalne osa elust, et me oleme ise ka radioaktiivsed tegelikult, et need tasemel on jälgitud ja see ei ole probleem. Olkilatus, kui me käime, siis on hästi põnev, et meil on endale dosimeetrid ja siis küsid ikka, et palju siis see töötaja seal saab. Ja neil on iga töötajal personaalne dosimeeter, mis siis registreerib nii ühekordselt kui ka aasta siis kiirgustaset. Ja neil on kindlad normid, millest üle ei tohi minna, eks ole. Ja ma olen just küsinud, et kui tihti te olete pidanud töötajad koju saatma puhkama, et see norm on täis, nad ütlesid, et pole kunagi juhtunud. Ja ütleme, see norm on oluliselt väiksem kui näiteks lennukipilootide norm, kes teevad pikamaal lende.
et lennukipiloot, kes ma ei tea, reisid näiteks regulaarselt Jaapanisse või USA-sse, saab oluliselt suurema kiirguse kui tuumana töötaja. Siin on kogu küsime, et nüüd keskmise astmega jääda, täna ka tekib juba riigis, eks ole, meditsiinisüsteemis midagi seal laeva tegema. Kas need ongi võrrelda nagu omavahel nendega? Ja nüüd saab kirjas, et mingid pinnad siin saastatud, siis saab mingi töölistab midagi. See sarnane, mis meditsiinid või kusagil juba tekib. Et meil tegelikult juba täna tekib radioaktiivseid, just väga õige nagu tähelepanek, täna tekib radioaktiivseid jäätmeid ju meditsiinis kogu aeg, kes oleme, tegeleme selle... Steriliseerimiskeskus. Sellised asutused, kellel on kiirgusallikaid ja see on nagu osa nende nii-öelda tootlusprotsessist, siis need jäätmed tegelikult ju alal kõik halba. Just, et sellepärast ongi see küsimus, et kas oleks lihtsalt mõistlik siis, kuna neid tekib natuke rohkem, et tehagi siis üks nagu jälle riigi näiteks prügil, eks ole, kus siis lihtsalt meie oleme ühed operaatorid, kes maksavad siis oma osa, nagu täna meditsiiniseadmete puhul igaüks ju ei oma prügilap, eks ole. Et neil on ju samamoodi ja Laara siis tegeleb sellega, et see oleks turvatud, oleks kindel ja oleks nagu hästi moondatud. Kas on veel midagi endile küsimusi sellest äänest? Ja kui mina on, et ühesõnaga, kas siin on 2 nii plaanitud, eks ole, ja kanadlased teevad neid E-tükki, et oleks ka nagu mingi varu maas, et oleks võimalik ka meil ühe korra juurde teha üks traktor, et ole 3. Jätkusuutlik nagu, et see ehitatakse mingi aja pärast, eks ole, et seesama jaam oleks nagu edasitud, üks juba utiliseerib ära, et võtad selle maha, et siis jääb ikka 2 tükki. Me riigi eriplaneeringusse küll läheme ainult 2 reaktoriga, siis selle järgi saab ainult 2, aga kui me võtame selle nii-öelda maa-ala, mis meil on vaja, siis seal on loomulikult mingi varu, seal on ala ehituseks vajalik varu ja tegelikult sinna jääb sellist varu, et tulevikus, kui teha uus planeering, siis samale asukohale võiks siis nagu olla võimalik teha, no vaatame ikkagi. Seda elu näitab jah, et kas on vaja ja mis on kuidas. Otseselt ei plaani, aga meil nagu see asukoha suurus on selline, et me võtame samasugust piirkonda. Eestis 2-3 tükki ei ole ka vaja tulevikus ehitada. Ma arvan, et paneme nagu ühe koha peal, saab utiliseerida juba saab midagi ära, eks ole, ja sellega nii. Et tegelikult, kui me vaatame, kui suur Baltikumi defitsiit on nagu üldiselt, siis 4 reaktorit oleks nagu plaks kohe vaja. Aga me ei saa nii suurest ette võtta kohe, et küll läheme seal samas. Kuidas naabritsid, loomult Soomest ja Rootsist on nagu juttu olnud, aga kas Läti ja Leedu ka kuugid maale lähevad? Leeduga on niimoodi, et Eesti, Läti, Leedu tahtsid ju tuumaprojekti teha, oli siin 15 aastat tagasi, eks ju, koos Eesti Energiaga. Seal tehti referendum ja referendum tuli nagu negatiivne, ehk siis nemad on oma tuumaprogrammi kinni pannud. Lätlased praegu uudistes tänu sellele Ignalinale. Tänu Putinile. Seal oli päris korralik Vene lobi, et see läheks negatiivselt, sest et venelased tahtsid Kaliningradi teha 2 uut tuumajaama ja müüa sealt Baltikumi, ehk siis võtta Baltikumi energiasõltuvusse ja teine oli siis Astravetsi tuumajaam, mis tehti Valgevenes, tehtigi Leedu piiri taha. Et sealt nagu müüa siis ja panna sõltuvusse, aga Leedu ütles, et me ei tee liine, me ei osta sealt elektrit. Ehk siis need projektid nagu suudeti ära blokkida ja seda sõltuvust vähendada. Aga jah, need poliitilised selline lobi ja mängud on päris kole on tegelikult, kui natukene süübida nendesse, mida on see Venemaa Saksamaal selle tuumajaamade sulgemise ja gaasi lobiga teinud, et see on eraldi teine teema. Lätlased ei ole plaanid? Sorry, jah, Läti just oli siin eelmine nädal uudistes, et Läti valitsus võttis otsuse, et nad tahavad nüüd uurida võimalusi, kuidas eestlastega koostööd teha. Vaatata selle regulatiivse raamistiku poolt, aga võib-olla ka siis miks mitte, meie oleme avatud nii lätlastele, me suhtleme Latvia Energiaga regulaarselt, me suhtleme Eesti Energiaga regulaarselt, sest tegelikult meil on vaja suuri investeeringuid ja omanik ütles, sest et meil ei ole seda raha. Ehk siis me peamegi kaasama suur investorit ja suur energiaettevõte, ehk siis, et see projekt ära teha. Ja lätlased mõtlevad selle peale, et järgmine nädal, juuni, millal see Kalev läks nüüd? Homme, jah, on Lätis tuumaenergia konverents. 4. korda eriti, aga nad on nagu väga, nad ei ole eriti kaugele oma mõtetega jõudnud. Aga valitsus mõtleb vaikselt.
et koostööpotentsiaal on olemas. See oli küsimus. Küsimus oli sellest Vaiguri kohta, kus oli see osakaalud, mis elektrit ma praegu toodab. Esimene, teine spai. See on tänane siis. See on 24 aasta nii-öelda kokkuvõte. Et kas te olete teinud selliseid arvutusi ka, et kui palju tegelikult oleks Eestis mõistlik tuule- ja päikeseenergiat pärast tuumajääkvaldimist üldse vaja nii-öelda ehitada, et praegu planeeritakse üle Eesti 300 meetriseid tuulikuid, kui meil on ka järgne, siin varsti ütleme tuumajaam, 600 megavatki, siis kui päike paistab, kas need generaatorid seisavad niisama põllu peal, koos vaadatud rohealadega ja kõige muuga. Te saate aru teda? Ja. Meie tehnoloogiaosakond ja siin on väga pikselt jälgivad kõiki neid erinevaid energeetikavaldkonna arenguid loomulikult. Ja mis me ei saa küll vastanduda nüüd tuule ja päiksest, riigil on omad eesmärgid, eks ju, aga mida me näeme, et kui see tuule ja päikse osakaal läheb riigis liiga suureks, siis need võrgud muutuvad ebastabiilseks ja nagu juhtus, eks ju, Hispaanias, see oli nagu väga tõenäoliselt väga julgelt energeetikuna võin öelda, et see oli sellepärast, et seal oli palju päikest ja tuult ja ei olnud neid pöörlevaid võimsusi, mis hoiavad seda süsteemi balanssis ja kui tekkis mingisugune jõnksatus, siis läksid järjest mingid asjad välja. Et eks see aruanne nüüd kõik ootavad, et mis see siis lõpuks oli, kas tal olid mingisugused mõjutused või oli see lihtsalt nagu pahade asjade kokku langemine. Aga mis on väga selge energeetikuna on see, et mida rohkem sul tekib neid mitte juhitavaid väikest tuult võrku, seda keerulisem on seda võrku hallata ja balansis hoida. Ehk siis nagu me vaatame, meie jälgime väga näiteks Soome, Rootsi, seda energiamiksi, seal on küll tuult omajagu, seal on hüdrot ja tuuma, et kui see on hea balanss, siis see asi ei tööta. Kui sa lähed ühele poole väga kaldu, siis ei tööta. Ja seal riskid läheb väga suureks, sest see süsteemi balansseerimine ja julgeoleku vaatevinklist, see läheb väga kalliks ühiskonna. Seega siis, et kui meil on tuumajaam, meil päike paistas, mis tuulikud seisavad? No seal on tegelikult see, tavaliselt tuumajaam on olnud suur baasenergia, eks ju, et ta täidab sul kogu aeg mingi osa ära ja saame planeerida näiteks tuumajaama hooldus suvele, kui päiksenergiat rohkem on ju, aga tavaliselt on jah see, et tuumajaamas üldiselt välja lülitada, et pigem tuumajaam on sellise baasi ja siis tuul päike annab lisa, siis on võimalus ka eksportida, eks ole, kui on seda rohkem. Et sellepärast ongi mõistlik ta võimalikult balansis hoida ja mõistlikult planeerida, mitte niimoodi, et sa paned 100% ühte, 100% teist. Siis püüte teete koostööd riigi ja rikaneerimist, siis võib-olla riik siin mõtleb ka, et kui palju meil kanajalgusub ja Eestisse kas püstu ka. Kindlasti see tekitab lõttaid teile ka. 1000 oli, kas on korra käisid äkki ma kuulsin valesti, 1000 megavatti oli siis see, mis oli ühe päeva kogus. No Eestis siuke keskmine tarbimine. Ja 600 tooks siis nii-öelda 2 reaktorit. Jah, 600. Siis nagu see on ju... Pool nagu. Aga me arvestame seda, et Eesti, Läti, Leedu on kõik põhimõtteliselt öelda üks turg. Ja lisaks meil on ühendused, eks ju, Soome poole, Lätist, Leedust on Rootsi poole ja sinna Poola poole. Et tegelikult siin defitsiit on suur, et me ei saa nagu ainult nagu Eesti pilti pole mõtet vaadata. Et selles mõttes. Aga loomulikult, mida rohkem meil peavad olema need juhitavad. Et see, kui Eesti Elektriidu kokku pannes nende vahel on piisavalt ühendanud, siis on ikkagi kuskil üle 3000. Et kust kohas need tuumajaama osakad on üle 3000 megavatt ja seal on tal juba arvestatavalt väiksam. Et muidu, kui ta oleks nii suur üksinda siin tuua, siis juba seal tekkis omaette. Aga peab vaatama, et on 3000 pluss ja odad on see 600. Juuks saab. Me oleme hästi vähendatud, et see meie defitsiit üksinda ei ole. Ja need kaablid lasevad läbi, kaablid riigi piir iseenesest nagu ei näe. Okei, see on alanematult, kui tekib mingi, miks on ka hea, kui see pöörlevõimsus on juba meie piirkonnas, on see, et kui ikkagi probleemid hakkavad juhtuma, siis tegelikult hakatakse lülitama välja. Ehk et probleemi räägitakse, pannakse nagu, kui vesi satub laevus, sektsioon kinni lihtsalt. Et kui see pöörlemine ei toimu meie piirkonnas, siis hakatakse meid kinni panema. Kui siin peaks juhtuma lihtsalt mingisugune kõikumine olekut. No Hispaania ja Prantsusmaa vahel vaata ju minu meelest lülitati nagu mingid liinid välja.
Prantsusmaa, mis on suures osas tuumaenergial baseeruv, nende süsteem jäi püsti, aga kui nad ei oleks neid mingid kaitsemehhanismina neid välja ütelnud, siis võiks olla, võib-olla oleks Prantsusmaal ka mingid alad pimedad olnud, eks ju, see on niisugune reaktsioon, niisugune chain reaction, mis läheb kaitsereaktsioon on ikka, et ta hoiab neid elektrijaamasid endid, et seal ei juhtuks midagi, et see ei ole jäänud. Mis see Soome elektrijaam praegu väljas on, et kas kui nüüd töökindel see nüüd on, mis tuleb teile, te ka ei tea tegelikult, kes sellest pole olemas sellist asja, et Soome on ju, mis toimub kogu aeg, iga kuu tagant on nii-öelda rikkiseks. Päris niimoodi ei ole. Ma usksin natukene, aga põhimõtteliselt uudist jälgida kogu aeg tunne. Me räägime nüüd Olkiluoto 3-st, mis on see kõige uuem, mis sai siin 2 aastat tagasi valmis. Siis temaga on tõesti olnud mingisuguseid viperusi vahepeal. Aga kui me vaatame Olkiluoto 1-2 näiteks, need vanemad reaktorid, need on üle 40 aasta keskmise capacity factor 94%. Ehk siis 94% ajast 40 aasta jooksul nad on olnud maksvõimsuse. Ehk siis see on see, kui head tööloomad tegelikult need tuumajaamad on. Prantsusmaal neid reguleeritakse ja kasutatakse üles-alla, kui seal hästi palju tuuma. Aga Olkiluoto 3-ga on olnud mingisuguseid väikseid ja pikemad hooldusseisakkud on olnud, kuna ta on ikkagi, alguses on seal ikka tekib mingeid vikerdusi, mingeid viperusi või mingeid asju, mis on plaanivälised. Ja siis, aga küll need asjad saadakse ilusti funkama ja tegelikult see Olkiluoto 3 on neil väga hea asset väga pikaks ajaks. Viimane kord, kui käisime, siis me küsisime ka neid ja nad näitasid tegelikult numbrid, et see on natukene võib-olla psühholoogiline, et iga päev, kui ta töötab, uudist ei kirjutada, iga kord, kui ta korra seisma jääb, kirjutab, siis jääb mulje, et ta kogu aeg seisab, et aga tegelikult olid juba siis, eelmisel aastal olid numbrid, et ta töötas 86% ajast, mis ei ole tegelikult üldse halb, kui sa võrdad, et maismaa tuulit töötab 35-40% ajast. See on see maksimum, mis ta suudab välja, ta päiksepaneele annab sulle 20% ajast. Et juba täna ka nende viperustega tegelikult ikkagi pole hõnelda. Minu küsimus siis seoses selle, kas teie olete ka välja arvutanud, et mis siis oleks kõige, kui me räägime nüüd soodsamast siis elektrist, et meil on praegu päiksepaneelid, tuulegeneraatorid, et nüüd tuumajaama mõte, et mis see siis lõppkokkuvõttes kaasa arvatud see utiliseerimine, kus tuleb on ju tuumajaamaga, ilmselt ikkagi ka kõige muuga, et tuulikult ei luiga on oluliselt väiksem. See nii-öelda lõppkliendile, energiatarbijale, hinnamõistes. Tuumajaama puhul on see, et kui me toodame elektrit, siis kogu eluea jooksul võetakse see kuskil 2-3-4 eurot, on see jäätme ja dekomisjoneerimise lammutamise tasu. Ehk siis see on juba elektri hinnas sees ja see on väike protsent sellest kogu aeg toodad, kogu aeg maksate riiklikku fondi. Et see utiliseerimise kulu on tegelikult sisse arvestatud selle elektri, sul ei tule seda hiljem sellist mingit lisakulu. Tuulikuste päikseparkide puhul, see on, ma ei tea nüüd, et ei ole nõue. Elektri hinnast, see tabliku elektri hinnast, mitte lõpuks sulle likvideerimist. Et mis see kasulikum ja minu lastele kõige soodusam järgi tegelikult. Okei, küsida, mis on tuumaelektri hind siis? Okei, tuumajaama on üks asi, mis on vaja ära seletada, kui me mõtleme tuumajaama investeeringule, on see, et tuumajaam on alguses ehitada väga kallis ja see peab võtma palju laenu. Nii, eks meie praegu vaatame, et see esimesed 20 aastat, kui see on laenu tagasimakse, siis see elektri hind vastavalt sellele, mis intressiga me laenu lõpuks saame, võib-olla see vahemikus 70-95 eurot. See on esimesed 20 aastat. Järgmised 40 aastat, kui meil on laenu tagasi makstud, siis tegelikult see oma hind 27 eurot. 27-30 vahetele. Ja seda väga pika. Ja kui me mõtleme, mis on siin viimased, eks ju, mitu aastat on Eesti keskmine elektri hind 100 euros olnud. Ja kui me vaatame näiteks Soome, Rootsi vanemad tuumajaamad, mis 40 aastat töötanud, laenud kõik tagasi makstud, sealt see elektri hind on 20 eurot megavatti kohta.
see Olkiluoto 3, mis läks nüüd 3 korda üle eelarve ja 14 aastat üle ajakava, sealt tuleb 50 eurot megavatt. Ehk siis see on 5, need vanad tuumajaamad on 5 korda odavam kui Eesti elekter praegu, 5 korda odavam. Aga need ei ole piisavalt, et see kogu aeg see hind oleks nii madal. Ja siis see uus tuumajaam, see on siis see 50 eurot megavatt, kui see poole odavam. See kõige hullem näide tuuma uusarendusest, esimene uusarendusprojekt Euroopas, mis läks väga kehvasti, aga ta toodab 2 korda odavamat elektrit kui Eestis. Ja kui ta saab laenud tagasi makstud, siis ta läheb sinna 30 kanti. Kui ta toodab siis 40 või isegi veel 60 aastat. Et see on see tuumajaama võlu ja valu. Alguses on kapitalikulud suured, aga tegelikult pikas perspektiivis ühiskonnale odavamat lahendust ei ole. Kui sa võtad nagu pikka vaadet, aga selleks on vaja pika vaatega inimest, poliitikat, et me tegelikult teeme need pikad otsused. Alguses on raske, et see investeerimisotsuseni jõuda ja kõik need investorid leida. Aga kui sa lõpuks selle ära teed, siis pikas plaanis on see väga hea. Aga selle üle ploki ehitus maksab? Üks praegune... Mis ta hind on? Jaa, meie parim teadmine hetkel on see, et 1 ploki hind on seal 1,7 miljardi, 2 ploki hind, üks on esimene kallim, teine odav, 2 ploki hind on 3,3 miljardit on praegu see parimi hinnang. Et eks siis see aja jooksul siin täpsustub ja kui me saame kogemust Kanadast ja teeme tööd oma ehituspartneriga. Ma kuulsin, et täna härra Riigikogus pidid minema sinna õppereisile Kanadast, aga seal ei ole võib-olla midagi ära siin. Kanada on vanatraktorid. Aga seal on olemasolevad traktorid olemas suuremad. See on vanadal reaktorid, mis töötavad ja siis on need uuendamised. Ja lihtsalt võrdluseks, et tuuliku eluiga kuskil 25 aastat, eks ju. Et selle aja peale sa jõuad nagu 3 parki välja rahutada. Otsa veel lihtsalt täpsustada, et me täna tegime kolleegi arvutuse, et isegi kui meil tekib hästi odav päikeseenergia, siis see, kui meil tekib salvestusvajadus, siis see maksab umbes natuke peale 70 euro. Kui meil on 0 elekter, aga pead akust läbi laskma, siis see aku investeering teeb umbes 65-70 eurot kohe kallim. Et tegelikult, kui me teame, et päike ei paista, kui meil oli odavat elektri, ma võin nii akusse, siis see läks kohe 70 eurot kallimaks. Kui nüüd suutestuda sellesse, et investeeringu tagasimaksmisel on see võib-olla 70-95 on ju, hiljem on võib-olla 30 euro adu, siis igal juhul juba odava elektri salvestamine on oluliselt palju. See muidugi ajas muutub, aga me ei tea lihtsalt, kui palju see potentsiaalne pealt salvestatav elektrit odavalt tegelikult see odava elektri salvestamine ei aita lahendada seda elektri hinna küsimust. Kus kohast tuleb siis kütus? Jah, vastan selle ära ja siis oli seal küsimus. Kütus tuleb meie otsused ette ainult sõbralike lääneriikidega teeme koostööd. Ehk siis on ta siis Kanada, Austraalia. Et kuna meie üks osanik on Vattenfall, kes on Rootsi tuumajaama omanik, nad peavad kütus, neil on tiim, kes tarbib kütust, nad ostavad uraani, nad ostavad selle protsessimise, rikastamise, kütuse tarne. Nemad kõik selle asja ise organiseerivad. Ja meil on nendega eelkokkulepe, et nemad võiks meile sama asja teha, sest see kütuse element on täpselt sama meil kui neil. Ehk siis neil on suured reaktorid, neil läheb rohkem seda, natukene neid vardaid juurde tellida ja natuke rohkem kütust osta, ei ole neile probleemi. See on nagu see meie hetke poliitika kütuses. Ja sul oli küsimus? Jaa, ma kõigepealt tahtsin teada seda, kas Eesti kõrgkoolid ja ka kutsekoolid on mõelnud sellele, et nad hakkavad ise seda tööjõudu ja neid inseneri ja ka täitmisi õpetama, et meil oleks tööjõud siit võtta, mida me ei peaks kasutama. Väga hea küsimus, ma vastan sellele, et tegelikult minu hinnang on, et Eestis ei ole magistriprogrammi vaja tuumaenergia valdkonnas. Meil piisab sellest, mida me ka praegu oleme teinud. Mina, mitmed meie kolleegid, kõik on õppinud välismaa tuumaenergiat. Meie iga aasta saadame Fermi Energia stipendiumiga 8 aastaks magistriprogrammi tuumaenergiat õppima välismaas. Me oleme seda 4 aastat juba teinud. Esimesed meie stipendiaadid, kes projekteerib Prantsusmaal tuumajaama, kes teeb doktorit Šveitsis, niimoodi me selle pädevuse toome. Aga tegelikult, mis on hästi oluline teada, tuuma valdkonnast 80% teeb sellest tööjõust.
isegi 85% on kutseharidustase ja tegelikult need valdkonnad, mis Eestis on olemas. Elektrikud, automaatikud, protsessinsenerid, keemikud, veekeemiat on palju. Kõik see tegelikult meil on siin nii-öelda Virumaal ka nii-öelda keemiatööstuses, energiatööstuses, neid inimesi on. Ja kui me võtame operaator, tuumajaama operaator, ta on kutseharidustase, põhimõtteliselt võid peale gümnaasiumi minna, sul ei ole mingisugust eraldi haridust ja selle jaoks, vaid kui sa tahad minna operaatoriks tuumajaama, siis sa lähed tuumajaama tööle ja sul on seal mitmeaastane koolitusprogramm, simulatsioonid, koolitused ja siis sa õpidki nagu seal töökoha peal, sa õpid selleks nii-öelda operaatoriks. Et tegelikult nagu tuumajaamas töötab väga vähe nii-öelda kõrgharitud inimesi. On küll seal kontori poole peal, kes on mingid planeerijad ja hooldustööde planeerijad ja mingid insenerid kindlasti on, aga tegelikult suur osa tehnikud ja operaatorid, kui sul on juba ühe reaktori peal, sul on 5 vahetust, 5 × 5 inimest, 25 inimest on juba lihtsalt ainult nagu operaatorid, kes on vahetustes. Pluss turvamehed, kes on nagu vahetustes, eks ju. Seda nagu selliseid nii-öelda me saame kasutada täiesti tavalisi, normaalseid Eesti inimesi seal jaamas töötamiseks. Loomulikult need läbivad range protsessi ja sõela ja koolitusprotsessi, aga need kõik inimesed saavad tulla. Me käime Olkiluotos, Anne nimeni, nüüd on pensionil, esimest korda kohtusin, tere, ma olen Anne, mina olin Soome esimene tuumajaama naisoperaator. Ma olin medõde, aga siis mul see eriala enam ei meeldinud ja siis ma tahtsin midagi huvitavat. Siis ta läks tuumajaama lihtsalt tööle. Ja seal ta tegi oma selle koolituse ja siis ta oligi tuumajaama operaator. Mitu töölist tuleb sinna? Kuidas? Mitu töölist tuleb sinna jaama? Kuskil 2 reaktori peale 200-300 inimest. Aga need, keda te oma stipendiumiga siin õppima saavate, kas nüüd on ka kohustus tulla Eestisse tagasi tööle, kui siin on see? Meil on leping, et nad siis mingi aeg, aga me soodustame seda, et nad jääks alguses välismaale. Samamoodi nagu mina olin ja mõned teised kolleegid, me õppisime välismaal, siis me tegelikult jäime nii-öelda välismaalale tuumaenergiasektorisse tööle, seda me soodustame. Ja kogemuseks, et nad saavad ju, meil ei ole ju veel, eks ju, nad saavad seal praktilist kogemust, saavad need oma valud ja vitsad kätte, neid koolitatakse seal välja reaalses elus ja siis nad saavad tulla oma oskusega siia, eks ju, see on väga hea. Ei veel mind saidi. Muidugi kell on päris palju juba, et... Ma küsin, et see kuidas enda riigi eriplaneering praegu toimub, eks ju, et ega siin nüüd elanikkonna mingisugust ju takistusvõimalust enam pole ju. Põhimõtteliselt ju. Ikka on selles mõttes, et ütleme niimoodi, et riigi eriplaneering on selle koht, kus sul on alati ette nähtud need avalikud arutelud, eks ju. Ja mida me oleme ka omalt poolt teinud, mul ongi see kogukonna slaid, et me oleme teinud infokaasi väga palju ja me ikkagi tahame kuulata kohalikku kogukonda, et me tahame seda sisendit ja mis see mõte ongi, et võimalikult vara seda sisendit saada, et kuna meil ei ole veel projekti valmis, eks ju, me ju alles arendame, me ei tea veel asukohtagi, siis kõik sellised praktilised murekohad, mõtted, need on hästi teretulnud, sest et mis praktikas, mida ma olen ise varasemalt mitmeid teisi planeeringuid teinud, mitte küll tuumajaama oma, aga tööstuse omasid, ongi see mure, et kui sul on projekt valmis, siis on väga kallis arvesse võtta ettepaneku, et see peab muutma projekti, on ju. Kui sul projekt ei ole valmis, siis kõik kogukonna ettepanekud on hästi teretulnud, sest sa saad neid ju päriselt ka arvesse võtta, sa alles hakkad projekteerima. Ehk siis mõte ongi see, et ikkagi elanikud oleks aktiivsed, et ei ole nii, et mind ei huvita. Et takistuseks peab olema väga mõju põhjus, eks ju, et see, et lihtsalt teatud inimestele ei meeldi, alati on keegi, kellele meeldib, alati keegi, kellele ei meeldi, mida iganes sa teed, see on okei, aga kui on tõesti mingi mõju põhjus, miks seda ei saa teha ja me tõesti ei leia mitte ühtegi meedet, et seda maandada või kuidagi arvesse võtta, siis loomulikult tuleb seda arvestada. Ja selle jaoks see planeering ongi, selle jaoks on see mõjude hinnang, et just vaadata nii sotsiaalset keskkonna kui majanduspoolt koos, eks ole. Et see ei saa olla lihtsalt see, et mulle meeldib ja meeldib, aga kui selleks on mõju põhjus, tuleb arvesse võtta, seda tuleb kaaluda ja tuleb välja töötada ka leevendusmeetmed, kui vähegi võimalik. Et alati tasub, ma julgustan oma arvamust välja öelda, mis iganes ta on ja mida me oleme ka teinud hästi paljud oma Olkiluoto näidet, me oleme siiani kutsunud kaasa just Viru-Nigula Lüganuse elanikke, kuna see on vahetult, eks ole, hakkab puudutama neid, aga nüüd me tegelikult jätkame oma Olkiluoto reisidega, oleme laiendanud seda ka naabervaldadele. Ja kui teil on huvi, viis meie poolt käib need asjad välja, kui te olete ennast registreerimislehel oma kontaktid kirja pannud
et ootama väga kaasa Olkiluotosse, meil on septembris ja novembris tuleb 2 reisi, kus saab tulla vaadata, mis see on, mida see endast välja näeb, kuidas see kujutab, kuidas need inimesed elavad, mis mõjud on ja sealt tuleb hästi palju ettepanekuid, juba praktilisi asju, eks ole, praktilisi küsimusi ja isegi kui sulle tuumajaam ei meeldi, tasub ikka tulla, see on okei, koju saavad kõik. Et meil on käinud nii vastased kui pooldajad, et see on parem ikka, kui sa oled ise näinud ja katsunud, kui see, et sa planeeringu käigus, raske on aru saada, hoomata, see on vahepeal keeruline, ta on massiivne, eks ju. Et kui sa oled näinud, sul on planeeringus oluliselt lihtsam kaasa rääkida. Jah, ma vastan kohe. Et jah, ja siis meil on Kundas on Matko, kui te ei ole veel jõudnud Kundasse, meil on juba üle 1000 inimese käinud Kundas, Liis tegeleb ka sellega, seal on juba rohkem selliseid füüsilisi asju, saab vaadata, ise katsuda, ta on täna ka suge tagasihoidlik, tulevikus tahaks teha ilusamini ja suuremalt, aga seal saab ka päris palju infot ja võib ka lapsed kaasa võtta, käivad erinevad koolid, õpetajad samamoodi harimas ja vaatamas, et mis see on, täitsa julgustan, tuleb tunne peale kolleegidega, et võiks minna vaatama, siis helistage Liisile ja tulge päeva. Ja siin viimane lubasin anda siis infot, et meie oleme oma kodulehele, paneme kõik avalikud arutelud, presentatsioonid alati ülesse, sealt saate vaadata. Riik teeb seda siis eriplaneeringud.ee lehel, hakkab ka enda poolt panema, kui planeering algatatakse infot üles, eks ole. Kuna täna riik ei ole midagi algatanud, siis meie oleme lähtunud sellest põhimõttest, et me oleme läbipaistvad, oleme avatud ja jagame kõike kogu aeg. Ehk siis siit saate hästi palju infot, et mis on siis juba toimunud, mis on toimumas ja kui on soovi, et te tuleks ja veel mingist teemast räägiks, siis andke Liisile märku ja saame tulla ka mingi muu teemal spetsiifilisemalt rääkida. Et iga teema on oma paar tundi loengut, et lihtsalt üritasime komplekteerida kuidagi võimalikit ülevaatekit esimeseks korraks. Aga kes soovib infot nii-öelda tulevaste infotundide kutseid ja nii-öelda ka Olkiluoto infot, siis olge head, et kes veel ei ole pannud ennast registreerimislehele kirja, siis olge jõud. Mul on nüüd huvitav küsimus teile kõigile, ühesõnaga 45. aastal siis ameeriklased katsetasid aatomrelva Hiroshima Nagasakis. Ja teatavasti üks puuliik, mis kasvab ka Eestis, jäi järgi ja läks ka pärast seda aatomiplahvatust siis roheliseks nii-öelda. Tuli kevad. Mis puu see oli? Viktoriini küsimus. Lehku või? Lehku. Vaherehed on lehku. Ei. Taani. Kõik puud teeme Pärn. Saab. Ei. Ta kasvab ka Eestis. Ei. Vaju või? Ei, lehtpuu. Lehku. Kas ei ole? Oli? Lehk. Vahet? Ei. Ma ei ole veel õiget vastust kuulnud. Otas, mis siis? Palju me nüüd kuulsime? Üks kasvab Tallinnas näiteks. Ainult üks Tallinnas, jah? Vist on rohkem, ma ei tea. Hõlmikpuu või? Hõlmikpuu, jah. Üks kasvab Tallinnas. Siin on see tuumajaam tuleb üks niisugune hõlmikpuu sümboolne avamine. Me teeme metsaarda, me teeme niisuguse... Ma ei tea, kus neid taimi saab, ma tõesti ei tea, aga ütleme nii, et see on niisugune ajalooline küsimus, et kuna ma uurin nagu teise inimese ajalugu, siis on, et ma täna ühe inimese käest ka küsisin ühesõnaga ja kes on suur mälumängija täna Rakveres, meil on omavaheline vestlus nagu ja ta ei öelnud ära, ta muidu teab kõiki asju ka. Ma ütlen, kuule, ma jätan sulle ka ütlemata, et olgu sul midagi uurida. Aga aitäh teile, et tulite ja võtsite aja ja kuulasite ja küsisite aktiivselt, väga tore. Kohtume järgmine kord. Võtke palun piiblit veel. Võtke kaasa ja muidu kohalik remopiidi.